Te kuulete Raadio 2. Värske ja vaba. Tere, kallid Raadio 2 kuulajad. Nädal on möödas, oleme taas sammukese kaamusele lähemal. Käes on püha päev ja aeg asuda avastama sisekosmilisi sfääre. Algab saade Hallo Kosmos ja mina olen Ingrid Peek. Tänases saates kõlab 15. oktoobril Tallinna vanalinnas asuvas Hobuveskis toimunud tosinas Alkeemia Akadeemia, mis oli ühtlasi ka saate Hallo Kosmos avalik salvestus ning kus publikuga kohtus tuntud näitleja, laulja, näitekirjanik ja teatrilavastaja Jaan Tätte, kes esitles seal ühtlasi ka oma värskelt ilmunud raamatut Vaikuse hääl. Jaan Tätte on õppinud Tartu Riiklikus Ülikoolis bioloogiat, käinud ka Tallinna Pedagoogilises instituudis ning lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana. Aastatel 1990 kuni 2003 töötas ta Linnateatris näitlejana, alates 2003. aasta septembrist näitekirjanikuna. Teatrisõbrad teavad teda paljudest Linnateatri tükkidest, näiteks etendustest Romeo ja Julia, Kes kardab Virginia Woolfi, Ainus ja igavene elu, Kolme Krossi ooper, Hamlet ja mitmed muud. Tema enda kirjutatud lavastused on näiteks Ristumine peateega, Sild, Paljunne argipäevaks, Kaev, Latern, Lendajad ja mitmed muud teosed. Filmisõpradele on Jaan Tätte tuttav linnateostest Ainult hulludele ehk Halastajaõde, Suflöör, Tulivesi, King, Ristumine peateega, Nimed marmortahvlil. Enamikule eestimaalastest on teada ka Jaan Tätte ja Marko Matvere suur ümber maailma reis, mis kestis väga pikalt. Mehed asusid katamaraan Nordea pardal teele 2. oktoobril 2010 ja naasesid kodumaale 17. juunil 2012. Ja loomulikult teatakse Jaan Tätte muusikat, mida ta on palju esitanud just nimelt koos oma sõbra Marko Matverega. Neilt on ilmunud plaadid Majakavahi armuhüüd, Olemine, Vana kuub. Omaette meisterdatuna on Jaanilt ilmunud plaadid Minemine, Tulemine, Tuulevaiksel ööl, Äratund ja tänavu ilmunud duubelplaat Peatus. Jaan Tätte on oma tööde ja tegemistega pälvinud mitmeid preemiaid ja auhindu, näiteks paar kultuuripreemiat Suur vanker, Eesti näitemänguagentuuri preemiad näidendite Ristumine peateega ja Paljunne argipäevaks eest ning aastal 2002 ka aastapreemia, festivali draama, tekstiautori ja meesnäitleja preemia aastal 2001, Balti Assamblee kirjanduspreemia, Valge Tähe 5. klassi teenete märk ja tema trofeeriiulil on teisigi auhindu. Väidetavalt on Jaan Tätte juba poisikesest peale kirjutamist armastanud. Lisaks teatrietendustele on tema sulest ilmunud ka raamatud Jaan Tätte laulud, näidendid, koos Kati Murutariga Kuhu kuningad kadusid ja nüüd äsja värskelt kirjastuselt Pilgrim ilmunud teos Vaikuse hääl, kus Jaan Tätte jagab oma mõtteid elulistel ja igavikulistel teemadel. Ühel kuulajal on võimalik saada endale seesama raamat, Vaikuse hääl, muidugi koos autoripoolse pühendusega. Selleks minge Kosmonautide klubisse aadressil facebook.com/Hallo Kosmos, kust leiategi raamatumängu. Sinna võite lihtsasti jõuda ka läbi lingi hallokosmos.ee, kust kaudu jõuate lisaks ka foorumisse, kõikide saadete arhiivi Raadio 2 kodulehel ning saate küberpessa portaalis Alkeemia. Nüüd aga, kallid kuulajad, teie ees on salvestus 12. Alkeemia Akadeemiast, mille külaliseks on täna armastatud muusik ja näitleja Jaan Tätte. Tere, kallid Alkeemia Akadeemia külalised, head Raadio 2 kuulajad, kõik Jaan Tätte talendi austajad, kes te olete kogunenud täna siia Hobuveskisse, mis on üks üleütlemata tore koht. Aga nüüd, daamid ja härrad, tänase teema juurde kõigepealt tervitused. Mul on hea meel, et on siin Jaan Tätte. Tere, Jaan! Tervist!
Nagu ikka on saate Hallo Kosmose alguses selline rubriik nagu Sinu lugu, kus iga saatekülaline räägib siis, et kes ta on ja kust ta tuleb. Kuidas on tema teekond kulgenud, et ta on saanud selleks, kes ta on täna. Ja me kõik tahame teada, et milline on olnud sinu lugu. Kuidas sinust sai see mees, kes sa oled täna? Seda on päris keeruline öelda, kes ma siis nüüd olen täna. Nagu ma usun, keegi siin meie hulgast väga ei oska öelda, kes ta siis täna on. Võib-olla me veel mõtleme, et kes me tahaksime olla või kelleks me loodame saada. Aga minu lugu, kui sa küsid, et milline on minu lugu, siis minu jaoks, minu lugu on olnud üks väga ilus muinasjutt kogu minu elu. Ma ei tea, keda ma pean tänama tegelikult lisaks kõigele muule iseennast, sest ma olen teinud otsuseid elus, teinud asju, mis mulle meeldivad ja ei ole väga palju teinud asju, mis mulle ei meeldi. Aga pärit olen Viljandimaalt, Puiatust, käinud Puiatu 8-klassilises koolis, Viljandi 1. keskkoolis, Tartu Ülikoolis natukene õppinud bioloogiat, pedagoogilises instituudis natukene õppinud näitleja meisterlikkust, lavakunstikateedris, siis ainsa koolina lõpetanud näitlejana. Nii et kui ma keegi peaks olema, siis nagu välja õppinud näitleja, kellena ma ennast kõige vähem tunnen. Ja töötasin, nii-öelda, kui me oleme praegu Linnateatri ühes väikses saalis, siis siin majas 15 aastat peale kooli lõpetamist, siis hakkas mulle tunduma, et need sõnad, mida ma pean pähe õppima ja rääkima, et need on mulle igavad, et ma oskaks paremini. Siis ma kirjutasin 10 näitemängu, enamasti sellele teatrile siin ja kogu aeg selle kõrval oli minul see Vilsandi saar alates 9. eluaastast olen sellega seotud olnud. Ja ühel hetkel ma tundsin, et ma ei taha sealt enam suve lõpus ära tulla, et see oli nii kurb alati. Kui august hakkas lähenema, lugesin neid päevi, 5 päeva, 4 päeva, 3 päeva ja nüüd tuleb minna. Ja siis otsustasin, et ma ei lähe sealt enam ära. Ja leppisin sellega, et teatris oli tunne, et ikka inimesed teavad, et sa oled näitleja ja laulad ja leppisin sellega, et nüüd ma olen unustatud. Hakkan siin Vilsandil saarevahiks ja 3 aasta pärast keegi mind enam ei mäleta, aga vastupidi, kõik läks aina paremaks, said aina tuntumaks, ma ei tea mille pärast. Ja sinna vahele mahtus üks ümbermaailmareis 2 aastat, mis on olnud ka nagu mõnes mõttes lapsepõlve unistus juba ja lihtsalt see tuli minu juurde. Ma sattusin sinna, tegin selle ära, tulin elusalt tagasi, aga õnneks mul on unistusi veel. Milliseid? Ei ütle. Ei tohi neist ärge keegi rääkige oma unistustest kellelegi. Miks? Sest siis annab mingi jõu käest ära, et need täide läheks. Aga kuidas ära tunda, mis on sinu unistused, tõelised unistused, mitte lihtsalt soovid või ihad? Üldiselt inimene nagu on omadega puntras, keskmine inimene. Ta ei saa üldse aru, kes ta on, miks ta siin on. Kui teised vaatavad sind, nemad saavad aru, kes sa oled. Mina vaatan sind, ma saan aru, kes sa oled, mul on su kohta oma hinnang. Aga enda kohta sa ei saa mitte midagi aru, et kes sa päriselt siis oled. Vaatad peeglisse, ikka ei saa aru. Aga kui sul on üks unistus, tõeline unistus, mida sa tahad saavutada, või kui sul on tõeline armastus, mida sa tunned, siis sa korraga saad aru, kes sa oled. Nii et oma õige unistuse tunneb sellest ära, et sa korraga tajud oma tervikut, oma tuuma ja tunned ennast ära selles unistuses. Millest või sa unistasid, kui said väike? Kelleks sa tahtsid saada väikese poisina Vilsandil? Ega ma ei elanud Vilsandil, ma suvitasin seal Vilsandil. Ma elasin ikkagi pigem metsade keskel. Laps unistab ikka sellest, keda ta näeb, kes tema lähedal on kõige ägedam inimene ja ta tahab saada samasuguseks. Ja minu üks ägedamaid sugulasi oli minu jaoks tol ajal päris väikesena oli üks metsavaht Kanakülast ja ma kindlasti tahtsin saada metsavahiks. Aga siis asjad vähe muutusid, siis hakkasin käima bussiga koolis ja siis tundus mulle bussijuht kõige ägedam mees. Ta saab alati istuma, ta teeb, mis tahab, ei võta sind peale, ei tee uksi lahti. Tundus, et kõvemat meest maailmas ei ole, nii et ühel hetkel ma ikkagi tahtsin bussijuhiks saada.
Siis tuli Vilsandi ja siis ma teadsin, et ma tahan hakata loodust kaitsma. Looduskaitsjaks siis läksin bioloogiasse õppima ja arvasin, et see on humanitaarne ala. Aga selgus, et seal on ainult matemaatika ja füüsika ja keemia ja neid igat sorti ja mind visati lihtsalt lolluse pärast sealt koolist välja. Siis tekkis üks sõber, Juhani Pütsepp, kes luges kõva häälega luuletusi. Ise tegi neid ja luges ja mõtlesin, et kui lahe. Ja siis mõtlesin, ma tahan ka luuletusi teha ja proovisin ja tegin ja siis vastastikku lugesime. Ta on siuke samasugune, näeb umbes välja nagu mina. Ja siis mul tundus, et kuule, ma tahangi hakata kõva häälega luuletusi lugema inimestele ette ja siis ma mõtlesin, et hakkan näitlejaks ja imekombel ma sain sinna kooli sisse ja hakkasin. Kas sa mäletad oma esimest luuletust ka? Või mõnda esimest pärli, mis sul meenub tollest ajast? Jah, aga mis sajab noort meest luuletama? Ikka iha. Ja esimesi võis olla selline luuletus, et vaikust ei vaja ma sellisel tunnil, sõnu ei ihka mu isane meel, kuidagi kavalalt piinad ja sunnid ja eksitad rändureid valitud teelt. Nüüd aga kõik oma köidikud ava, paelad ja trukid ja lukud ja nööbid, anna mind korrakski piinadest vabaks, las ma su uimades jälle kord ööbin ja nii edasi ja nii edasi, see oli pikk. Väga hea. Räägime vaikusest, sest sinu uue raamatu pealkiri on Vaikuse hääl. Võib-olla räägi kõigepealt raamatust, et kuidas see sündis, mis ta sealt lugeda saab? Eks ma olen käinud laulmas, olen andnud suuri kontserte, kus ei teki sellist otsest kontakti, sellist vestluskontakti inimestega, aga ma käin laulmas ka kohtades, mis on sama suured nagu praegu ja veel väiksemad. Ja seal vahel inimesed küsivad midagi ja siis ma olen püüdnud vastata midagi. Ja vaatan, et inimesed jäävadki kuulama, nagu mul oleks midagi öelda. Ise ma küll nii ei arva. Ja teinekord teises kohas jälle, kolmandas juba öeldakse, et oota, las see pill olla seal kotis, et räägi. Ja siis ma olen rääkinud ja järjest rohkem hakkas tekkima seda, kus öeldi, et aga kuule, pane need asjad kirja ka. Ja ma mõtlesin, et ma olen ajakirjanikele rääkinud samu asju, vahel mingid, kes on taipanud midagi küsida. Ja mõtlesin, et aga ajaleht see visatakse järgmisel päeval minema, et äkki on tõesti kellelgi vaja ja siis said need ja siis ilmus korraga alkeemiast ingel, kes ütles, et tema on kirjastaja, tema tahab ka sellist asja teha ja siis ma sain aru, et mingid asjad jooksid kokku ja panime need asjad siis kirja. Milline on vaikuse hääl? No, vaikus on selline olukord, kus kõik on veel õigesti, kus ei ole veel vigu tehtud. Sellest olukorrast on väga hea nagu alustada paljusid asju. Ja selles mõttes vaikus, looduses ei ole, eks ju, kunagi päris vaikust, aga on asjad, mis ei rikku seda vaikust ära, mis sobivad vaikusesse, need on siis loodushääled, metsahääled, merehääled. Ja nüüd, kus ma elan seal Vilsandil, kuhu ma läksingi tegelikult seda vaikust püüdma, sain aru, et seal on see võimalik, siis ma püüan seal niimoodi elada, et ma seda ei tee vigu seal vaikuses. Ja see on nagu laiem ka, et mitte ainult, et ma ei tee koledat häält seal linnulaulu keskel, vaid et ma püüan mõelda ka selliseid mõtteid, mis sobivad paremini vaikusesse, kus on vähem vigu ja öelda sõnu, kus on vähem valesid. Miks on vaikus sulle ja üldse inimestele nii oluline? Miks selle poole üldse püüelda? Tänapäeval peaks selle poole püüdlema kohe väga. Ma olen mõelnud, et kui ma mitte midagi muud enam ei oska elus või kuskilt mujalt enam raha ei saa, siis ma pean hakkama vist Vilsandil tegema neid vaikuse laagreid. Neid võib ühildada ka salenemislaagritega, et siis ma ei pea nagu toitma inimesi. Saab küsida topelt hinda. Aga ma tunnen siin raamatus, ma vihjasin ühele mälestusele ümber maailma reisil, kui ma peatusin 10 päeva Palisaare peal. Kohe tegime sellise väikese peatuse, et me ei oleks kogu aeg merel, vaid natuke puhkama ja läksime laiali üksteisest. Me ei ütlenud head aega ka, igaüks läks ise suunas, kes me seal laeval olime. Ei avalikustanud oma hotelli, kus me peatume ja nägime küll, et eelnevalt kõik juba pukkisid endale midagi. Ja mina valisin hotelli kõrgele mägedesse. Ma olin palavusest tüdinud, ma ei taht merd näha ja läksin siis sinna riisipõldude
juurde, kust algasid lumised mäed ja see kudu ja pilved ja 10 päeva elasin seal pilvedes. Ja see oli tohutu suur kompleks, seal oli selliseid ilusaid, küll maastiilis maju, mingi 20 tükki, kõik olid tühjad. Mina olin ainus külaline selles hotellis. Aga teenindajad oli umbes 30 või. Ja kuna nad on väga lahke rahvas, siis nad tõesti 30-kesi teenindasid mind hommikust õhtuni. Kuni siis saabus üks bussitäis kohalikke inimesi. Ma vaatasin, et siseturism on ka täiesti arenenud. Ja tulid ja siis jälgisin neid. Minu maja oli vähe kõrgemal, nemad olid seal all kuskil tiikide ümber. Ja vaatasin, et nad ei tee mitte midagi. Istuvad, vahivad ja oli selgelt tunda, et nad ei taha seal olla. Ja mitu päeva vaatasin ja nad ei suhelnud, midagi ei rääkinud, huitasid seal, istusid murul. Ja küsisin siis, et mis see rahvas teeb ühe teenindaja käest. Ütles, et see on meditatsioonilaager. Ja ma ei saanud aru, et nad ei mediteeri ju midagi, nad lihtsalt logelevad. Ja siis öeldi, et ei, et see ongi meditatsioon, on see, et sa ei räägi telefoniga. Et neil kõigil on nädalaks ajaks telefon välja lülitatud, nad ei saa internetti ja nad vabatahtlikult tulevad ennast ravima sinna. Ja ma saan aru, meil ei ole see nii arenenud ja ei ole veel nii hull, aga seal idamaades nad armastavad väga kõike seda, neid vidinaid. Kui neil on raha, et see osta ja neil on 2 tükki, neil on kummagi kõrva ääres. Nad suhtlevad 2 telefoniga, siis veel toksivad midagi 3. asja ja nad lähevad hulluks. Ja meie läheme ka varsti hulluks. Kui me ei saa sellest tehnikamaailmast või infomaailmast enam üldse vabaks. Me kõik mitte kõik ei mäleta mobiiltelefonideta aegu. Kui sa läksid kodust välja, keegi teadnud, kus sa oled, mis sa teed. Tulid õhtul tagasi, siis võib-olla keegi helistas lauatelefonile või... Aga sa olid täiesti oma ette. Sa mõtlesid oma mõtteid, olid nagu vaba, üksik. Kui sa kellegiga kokku, sa tahtsid taga rääkida millestki, sa ei olnud üle suhelnud, sul olid mõtted tekkinud, sa tahtsid oma mõtteid teisega vahetada. Aga tänapäeval seda praktiliselt, seda jääb järjest vähemaks. Ja ma ei tea, mis uus põlvkond tegema hakkab, et kui väheks neil seda jääb. Ja ma olen seda kogenud siin Tallinnas elades, et telefon jäi koju. Ma haarasin niimoodi südamest. Ma issand, ma olen kadunud. Ma olen eksinud, et ma pean ruttu koju tagasi minema, et keegi nüüd ei tea, ma ei saa kellegiga rääkida, nad ei leia mind üles. Ja siis ma sain aru, et midagi on valesti, et miks mind on vaja kogu aeg kätte saada. Ei ole vaja. Ja selleks võiks selliseid laagreid tegelikult korraldada. See ei ole lihtne, ma olen seda kõike ise oma nahal proovinud Vilsandil, sellest me veel räägime. Aga see ei ole lihtne, et keegi ei helistagi sulle terve päeva, 2 päeva, 3 päeva, 4 päeva. Sa ei näe ühtegi meili, sa ei kuule raadiot, sa ei vaata televiisorit, sa oled ainult sina ise oma mõtetega. Ma soovitan seda proovida. Aga mis siis toimuma hakkab, kui inimene on rahunenud, on sellisest väljapoole siblivast, suhtlevast maailmast nagu välja tulnud ja hakkab rahunema ja ta kuuleb ka vaikuse häält, et mis siis inimesega toimub? See ei ole nii kerge, nädalaga ei juhtu mitte midagi. Nädalaga heal juhul hakkab vilistama peas või seal Vilsandil ma olen näinud, mul käivad ju kogu aeg sõbrad külas ja läheme või istume kuskil sauna ees või läheme mere äärde ja alguses kohe öeldakse, et oi, kuule, lahe, vaikne, mõnus. Ja siis läheb pool tundi mööda ja nad ütlevad, kuule, mingit suminat oleks vaja nüüd. Pane raadiot või seda, et kuule, vastik hakkab. Ja siin raamatus ma natukene rääkisin oma kogemusest. Ma ju unistasin tegelikult terve oma teadlikku elu sellest, et minna Vilsandile päriseks elama. Et ma ei peaks sealt suve lõpus enam ära tulema. Ja ma tegin selle ära, ütlesin siin Linnateatris head aega, saabus vaba suvi, olin nagu suvel ikka Vilsandil ja saabus siis augusti lõpp, septembri algus, vaatasin kõik suvitajad oma suvilatest, panid kompsud kokku, istusid paatidesse, sõitsid minema ja ma vaatasin, kuidagi jõudis mulle kohale, et ma ei pea minema. Ma jäängi siia terve septembri, terve oktoobri, novembri, detsembri, jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli ja mais siis hakkab jälle rahvast tulema tagasi. Ja ma olin nii õnnelik, ma olen siiamaani sellest õnnelik. Mul oli selle järele selline vaakum.
et see pidupäev ei ole minu jaoks lõppenud. See, mis saabus sellel 9 aastat tagasi, ühel septembri hommikul. Aga see üksi algus seal septembris oli päris naljakas. Ma kujutasin ette, nüüd naine läks ka ära, lapsed läksid ära, jäin üksi sinna majja, et nüüd algab siis minu selline unistuste elu ja ma ei osanud seal mitte kuidagi olla. Kõik oli vaikne, panin kõik mängima raadiot, kuulasin iga poole tunni tagant täpselt samu uudiseid. Õhtuks olid kõik uudised peas, siis Tallinnas ei olnud kunagi aega siin teatritöö kõrvalt telekat vaadata, mõtlesin Vilsandile, et kas ostan televiisori, et ostan nalja pärast. Et äkki mõni õhtu tuleb tahtmine, et vaatan mingit filmi ja ostsin suure televiisori, panin nurka ja juba esimesel õhtul ma panin ta käima, vaatasin kõik filmid ära, mis tulid, siis klõpsisin kanaleid, see on see Taeva kanalid, avastasin mingi 4:30 hommikul, ma vaatasin boksi ja golfi ja kui enam midagi muud ei tulnud nagu. Ja ma sain aru, et ma ei oska üksi magama ka jääda või selles vaikuses. Ja niimoodi kestis 2 nädalat. Läksin loodusesse, mõtlen, et vaatan, käin siis ja jalutan oma kaunistel randadel. Ma ei näinud mitte midagi. Ma ei kuulnud linnuhääli, ma käisin, mu pea oli nagu segane peast. Seda ei oska nagu kirjeldada, see ei olnud mitte vajadus tagasi linna tulla, vaid see oli oskamatus. Või tegelikult oli see, et ma ei olnud jõudnud kohale Vilsandile, ma ei olnud sellest vaimselt. Füüsiliselt ma olin kohal, aga mitte vaimselt, ma ei olnud aru saanud, mis nüüd juhtuma hakkab. Ja vahtisin 2 nädalat tõesti telekat, siis sain aru, et see on vale. Vahepeal panin teleka kinni, siis lugesin raamatut, aga seal vaikuses juba see raamatu lehe keeramine oli nii imelik hääl, kribin ja krabin ja kõik tundus imelik ja vastik. Ja siis tasapisi enam ei pannud, sain aru, et ma elan täiesti valesti, nii ma siin seda kõik ette ei kujutanud, telekat mängima ei pannud, hommikul ei pannud raadiot mängima, kes kohe hakkas suga rääkima rõõmsalt ja ja laulma sulle igasuguseid laule ja askeldasidki vaikselt seal köögis, tegid endale süüa, panid tule pliidi alla, siis läksid õue, kõndisid, ega see kohe tore ei olnud, aga see oli nagu millestki vajalik ülesaamiseks ja tegelikult see, et ma ei lõhkunud seda vaikust enda ümber mingite võõraste informatsioonidega, see lõppkokkuvõttes aitas mul kohale jõuda. Ja korraga märkamatult ükskord ma sain aru, vaatasin hommikul köögiaknast välja, mingid linnud olid seal muru peal, mängisid ja sain aru, et nüüd ma olen kohal, ma näen neid, ma tunnen lõhnu, armastan seda vaikust, mis mu ümber on ja jäingi armastama. Jah, see, millest sa räägid, see on ilmselt tuttav väga paljudele, et kui tekib see rahumoment, esimene hetk võib-olla korra lased lõdvaks, naudid ja siis hakkab ikkagi see mõttemüra, mida nimetatakse ka monkey mind, eks ju, see ikka lõputu pärdik meie meeles sahmima, sebima ja seletama ja vaikust ei ole seespool, et mis nõus annad, kuidas seda sisemist vaikust saavutada? Eks see, millest ma rääkisin, see ongi see, et su ümber on siis lõpuks vaikus, kuhu sa oled ennast füüsilise kehana viinud keset vaikust. Sellepärast see kõik muutub nii vastikuks, et korraga kõik, mis on sinu peas, hakkab nii tohutult võimenduma. Ja sind häirib see, et mu mõte ei ole üldse klaar, vaid mu mõte hüppab sinna, korra ma mõtlen sellest lastest, siis ma mõtlen mingist paadist, autost, siis ma mõtlen söögi tegemisest, siis ma mõtlen, kas keldris on vesi, siis ma mõtlen sellest ja saan aru, et minutis mu peas käib 20 erinevat mõtet ja siis veel mõtled selle peale, et kas on ikka õige, et ma siin olen või on see vale ja mõtled, mis vigu sa oled elus teinud ja need hakkavad, kui kõik hakkab võimenduma, kõik, mis sa oled elus teinud, see on umbes sama nagu kuskil seal müütides paradiisi väraval, siis sa nagu annad vastuseid oma tehtud ja tegemata tegudele. Ja see segabki sellel vaikusel, sisemisel vaikusel saabuda ja siis korraga saab selgeks, sa ei pea seda õppima eneseabi õpikutest, vaid see muutub hädavajalikuks see, et luua kord oma peas.
hakata vaatama, mis on täiesti valed mõtted, hakata otsima, mis sind häirib, mis ajab su kulmukortsu, mis on mõte, mis jälle ja jälle tuleb ja sind segab, leiad selle mõtte üles ja mõtled, ahaa, see asi närib mind. Siis mõtled läbi, kas ma olen süüdi ja siis otsustad, kas oled või ei ole, aga lepid sellega, otsustad, et ja seda viga ma enam ei tee. Ja siis hakkad otsima teisi mõtteid, et aru saada oma mõtetest, siis tuleb mõelda kõige tähtsam mõte, mida ma tahan kõige rohkem praegu. Ja kui sa oled selle leidnud üles, siis sa võid hakata otsima mõtteid, et kas ma olen selleks midagi teinud, mida ma tahan, või peaksin midagi veel tegema. Siis võid mõelda, et mis mulle kõige rohkem meeldib, millised hetked mulle päevas elus kõige rohkem meeldivad. Ja mõtled ja leiad üles, vaat mulle meeldib see hommikul kohvi juua, kaua istuda, kui ilm lubab, siis õues. Ja siis valmistud selleks hetkeks nagu pidupäevaks, et teed selle kohvi, lähed sinna. Ei ole nii, et ma võtan selle kohvi, lähen õue ja siis joon seda kohvi ja keskendungi sellele, et ma nüüd teen seda, mis mulle kõige rohkem meeldib. Naudid viits selle tegevuse üsna pikaks, aga sellest saavad ju rääkida need logardid nagu mina, kes midagi ei tee, kes midagi ei oska. Kes hommikul vara tööle lähevad, nad peavad väga vara ärkama, et seda protsessi väga pikaks ajada. Ja välja visata peast igasugused valed, parasid, mõtted. Ma ei teagi, neist ei saa muidu rääkida, kui sa nad ära tunned. Just see, et mis sind segab, mis sind häirib. Kas keegi on sulle kunagi midagi halvasti öelnud ja sa ei ole ikka suutnud andeks anda ja kannad seda kurjust endas. Ja siis püüad neid asju kõiki mõista, miks ta nii ütles, ja siis saad aru, et tema ütles. Eks sina selles süüdi ei ole, kui tema ütles, siis tema on süüdi. Kaua sul see protsess aega võttis, kus sa said kõik selle telekajastu läbi elada, siis selle mõttemüra, selle sisemise korrastatuse läbi teha, et sa jõudsid sellisesse, ütleme, nagu sa ütlesid, kohalolu punkti? Kui ma septembris see algas, siis ma arvan, et ma tundsin, et ma olen nüüd õnnelik. See oli siis umbes, kui märtsi päike soendama hakkas. Ja, päris korralik aeg. Samas ei ole lootusetu. Ei ole lootusetu. Ei ole. Mis arvad, kas võiks vahepeal mängida ja laulda sa mõne laulu? Ja ma võiks, kuigi ma lubasin, et ma ei laula enam, aga ma teen, naised sa peavad alati saama, mis nad tahavad. Väga tore. See on üks õigemaid mõtteid, mis ma kuulnud olen. Aga palun. Mõtlesin siia tulles, et mis laule ma võiks laulda. Ja siis tundsin rõõmu, et ma laulan siin neid laule, kuna siia on tulnud sellised inimesed, et ma julgen laulda laule, mida ma kontserdil kunagi ei julge laulda, aga mis kevadel on kraavis vesi, tean, sest ennast kraavis pesin, olin natukene väsind, pesin jalgu, pesin käsi, pesin oma südant, liiblikad on juba õhus, kitsetall on kitsel kõhus, üle kraavi palgi jupil, poeg on väsind, poeg on kukil, mina olin ka. Vihmapilv on peagi kohal, peatub täpselt meie kohal, kuuse all on kuivem paik, mööda tüve nõrgub vaik, aega on meil palju, märjaks sajab kivi hall, keegi elab kivi all, poeg on väike, poeg on rumal, ütleb kivi all on jumal, eks ta
on sinu sees, väike kukil istuv mees. Saladus on sinu sees, väike kukil istuv mees. Minul oli ka, minul oli ka. Aitäh! Aitäh! Kas sa oled avastanud, et millise kivi all see Jumal on? Igal pool, iga kivi all. Kuidas sa selleni jõudsid? Käisid, tõstsid ühe kivi, teise kivi, kolmanda? See tuleb aastatega, see armastuse asi. Armastus on, ju me täna veel armastusest räägime iga külje pealt, aga võib-olla. Aga noorusarmastus on, kõik me teame, mis see on. Siis vahepeal on mingi muu armastus ja kuskil 50 ja ennem seda algab, siis armastus laieneb nagu kõigele. Et mitte, et sulle enam naised nii väga ei meeldiks või kihu poleks, aga see läheb suuremaks, see inimese armastustunne aastatega selle planeedi vastu, kus ta on, või selle koha vastu, kuhu ta on sattunud. Ja kui me räägime Jumalast, eks see saabki olla ainult nagu armastuses. Tunned teda läbi armastuse ja mina selles paigas, kus ma elan, armastan kõike nii väga, et ma näen seal igal pool Jumalat peidus. Sul on vedanud kõik, me ei saa kahjuks elada sellist elu nagu sina. Jah, selleks ma räägingi. Jah, et selles mõttes sul veab, et paljud meist ikkagi hommikul peab ärkama, tegema oma mingid toivetused, tore, kui saad kohvitassi natuke kauem käes hoida, aga juba lähed sinna tänna 3. kohta, päev on kohustusi täis, õhtu, siis korra üritad maha laadida ja jälle see vurr käib. Miks on nii, et inimene elab selles vurris ja talle hakkab see meeldimas, et saab nii omaseks, et ta mõnes mõttes nagu pelgab natukene isegi sealt välja tulla, pelgab võib-olla sellist pikemat vaikust, omaette olemist, et sama, mis sa rääkisid, et sõbrad tulevad külla, esimene õhtu on tore ja siis tahaks juba nagu midagi sellist tuttavlikku. No see on vist sellepärast, et kõik on valesti läinud. Või kes teab, kes seda juhib või mis see õige või vale on, aga igal inimesel on õigus oma arvamusele ja mulle tundub, et praegune aeg on selline üks segasemaid aegu, mis on paaril sajandil olnud. Just seesama, et meil on tulnud mingi tehnika kätte, mis on väga targad masinad, iga laps võib juba sümfooniat kirjutada nende peal. Aga me ise ei ole nii targad kui need masinad ja meile endale tundub, et me olemegi sama targad kui need masinad, mis on väga targad mehed välja mõelnud. Ja ei saa enam aru, et kust algan mina ja kust algab masin. Ja tegelikult ma tahtsin öelda seda, et mida mõõdetakse. Põhimõõdupuu, mille järgi inimesi ikkagi mõõdetakse, on rikkus. Kas sa oled kuulnud, et keegi mõõdaks, et nii paneme nüüd 50 Eesti kõige paremat inimest paneme ritta või kõige targemat või kõige kurvemat? Ei, paneme 50 kõige rikkamat ja siis paneme 50 kõige seksikamat. Nagu muid mõõdupuid ma nagu ei tea, millega inimesi mõõta. Ja tegelikult see kõik mõjutab. Ajakirjandus on seda täis ja see, mida sa loed, see sama propaganda jõud, mida me teame, mis Venemaal toimub, see on meie peades toimub see täpselt samamoodi. Meile küll ei räägita neid jutte, mis Venemaal, aga meile räägitakse, mida me ostma peame ja kuhu me minema peame ja me oleme ikka karjaloomad ja märkamatult sellise ilusa, magusa telesaatega juhitakse meid niimoodi ühelt karjamaalt teisele, järgmisele söödamaale. Ja see on see, kuhu siis kõik tundub, et tahavad liikuda sinna sabas, nende 50 sabas, 100 sabas. Ühiskonna siht on seatud rikkusele ja inimeste siht seal sabas samas on ka seatud rikkusele. Kõik tahaks, et neil oleks natukene rohkem raha, isegi maainimesed, kellel on kõik olemas, vaatad, neil on tore maja ja toredad aiad ja loomad ja näevad, aga siis saad aru, et nad on ikkagi närvis ja kurjad,
sest neil ikkagi ei ole piisavalt raha. Ja kui rännata maailmas ringi, siis meie kõige vaesem inimene on väga rikas võrreldes kolmandiku maakera inimestega, kes pole elus sularaha näinud ega käes hoidnud. Aga neil on lapsed, neid saab tasuta, tekivad mitte millestki, lihtsalt armastusest või rõõmust. Ja see on nende varandus, mida nad hoiavad, mis on neile kõige kallim, mida nad ootavad. Ja laste nimel on nad valmis kõigeks. Kuna ma ei ole väga palju nendega rääkinud või suhelnud kõigiga, ma tahaks näha, milliseks see laps kasvab, ütleme, sünnist kooli minekuni või ta saab nii palju armastust keskmises sellises Idamaas või Lõunamere saartel või kogu vanemate tähelepanu ja vanavanemate tähelepanu on ühe lapse kasvamisel. Meil läheb see kuidagi niimoodi, laps on natukene segab ikkagi. Tore, et on, aga nüüd ta võiks vait olla või siis olla lasteaias. Üks tundmatu filosoof on öelnud, et kui sa tahad teada, mis ei ole meelelahutus, et siis ole üksi pimedas toas, istu päris rahulikult täies vaikuses ning siis sa tead, mis ei ole meelelahutus. Et see, mida sa just kirjeldasid, eks ju, ilmselt on selline meelelahutuslik maailm, et inimene tahab kogu aeg mingit uut stimulatsiooni, uut sellist. Jah, näiteks ma ütlesin, ma olen teinud katseid enda peal teadlikult, nagu see, et ma proovisin ka, et lülitasin telefoni välja paariks nädalaks ja see lõppes sellega, et enam ei helistagi mulle mitte keegi. Korraga on inimestel selge, sind ei ole enam olemas niimoodi ja ootad ja siis ükskord võpatad, telefon heliseb, vaatad, alloo, kas te saate rääkida? Ma ütlen, jaa, meil olen pakkuda teile sellist raamatut ja sellist. Ja siis ma tahaks kohe küsida, et kuidas tal läheb ja räägime pikemalt, et ära pane veel toru ära, ma olen nõus kõik vastu, mis sa tahad. Aga, ja ma tegin ka sellise katse, ma paar aastat tagasi otsid, nagu teil kõigil on, ma arvan, juhtunud või enamusel on juhtunud, et otsid mingit kontakti või pead vajutama kuskile, et midagi leida ja korraga oledki sa Facebooki konto avanud endal märkamatult. Ja minul juhtus see 2 aastat tagasi ja avasin ja sain umbes aru, mis see Facebook on, ma olin seda nime ennem kuulnud ja hakkasid tulema sõbra küsida, kõik tahtsid sõbraks saada. Ja kui keegi tahab sinuga sõbraks saada, sa ei saa öelda, et ei stopp, ma ei taha sinu sõber olla. Ja kui sa tahad hea inimene olla, sa võtad nad kõik vastu ja seda tuli umbes lõpuks mingi 4000 või? Ei, 5000 on see piir. 5000 sõpra saab sul olla, siis on limiit täis. Siis pead uue konto tegema. Ja siis see lõppes sellega, umbes hakkas see sama asi, mis oli alguses selle televiisoriga nüüd, et on see mingi asi, iPad käes ja niimoodi teed oma asju ära, teed mingid töid ja korraga avastad, et nüüd sa jälle istud ja lappad niimoodi. Vaatad, mis on tulnud, mis on üles pandud. Ja teed midagi ja lähed jälle avastad, natukese aja pärast jälle ma lappan seda asja, mis on üles pandud. Ja niimoodi päevas, ma arvan, selle peale võib kuluda tund või veel õhtu hommik või 2 tundi, ma ei tea. Ja see tundus, ma hakkasin ja vaatasin, mis siis on, vaatan, kõik on suht mõttetu. Et see miski ei tee minu vaimu rikkamaks ega targemaks. Vaadata, kes mida hommikul sööb või mingeid nõmedusi, mis on kellegiga juhtunud või väga harva oli seal midagi sellist ja ma panin kinni 6 aega tagasi, sest nii kui ma sinna sisse läksin, siis tuli, kus kirju näidatakse, seal tuli kohe tšau ja mis teed, tšau, tere ja ei oska enam nagu olla, et kas ma pean kõigile tere ütlema ja kõikidele tšaudele vastama ja siis ma panin kinni, ma ei tea, et keegi ei ole sulgenud, aga ma võin öelda, mis juhtub, kui te selle kinni panete, see ei ole niisama lihtne. Ja siis oli mulle just külla tulemas minu ansambel Udupasun, 6 aega tagasi pidasime matuseid ja seal olid veel lisaks matuse muusikat tegemas Eeva Talsi oma selle ansambliga ja kirjutasin Eevale, et kuidas tulla, kus see Vilsandi asub ja mitu kirja vahetasin ja kui panin kinni, et deaktiveerin, siis ta küsis, et oled kindel? Ma ütlesin, jah, kindel. Küsis, päris kindel. Kui vajutasin, yes. Ja siis lõi suurelt Eeva Talsi sukse ilusa pildi ette mulle sinna terve ekraani täis ja tuli suur punane kiri, kas sul ei ole kahju loobuda? Kas sul ei ole kahju loobuda Eeva Talsist? Ja siis ma vastasin, ei ole. Ja samamoodi, see oli nagu millestki sõltuvusest vabanemine.
istud maha ja mõtled, mis ma nüüd teen, ma ei lappa midagi, mingit tobedust ei tule mu pähe ja istud ja vaatad sinna arvuti pool, kas avada uuesti või mitte avada ja nagu suitsetamise maha jätmine selline. Ja nüüd ma olen vaba. 1 kuu aega võttis ja nüüd ma ei taha enam. Sa ei taha küberruumis sõprustada inimestega? Ei, ma tahan sõbrustada inimestega, aga ma ei taha, ma saan aru, kui miski asi muudab minu vaimu keskpärasemaks, kus ei tule nagu, ma usun, teie alkeemia kindlasti ei muuda inimest keskpärasemaks, vaid vastupidi. Aga seda, mis aju kinni püüab päeva jooksul, see on väga suur oht, see, kuidas ühiskond tahab sinust teha keskpärast tarbijat ja ma arvan, siin saalis võib-olla neid inimesi ei ole. Aga neid on Eestimaal väga palju, kes jäävadki seriaalide võrku, nad ei tunne, kuidas nende aju läheb pehmeks, nad ei suuda enam midagi sellist teravamat vastu võtta, nad ei suuda enam väga head raamatut lugeda. Ma ei halvusta kedagi, ma olen näinud lihtsalt, ma tean, kuidas elus asjad käivad. Ja siis selle vastu peab ise igaüks võitlema, keegi ei tule sulle ütlema, et kuule, sa tegeled rämpstoiduga, sinu aju tegeleb rämpstoiduga. Et vaata midagi paremat, sa pead kõik need asjad ise nagu läbi tegema. Aga kuidas leida tasakaal, et kuidas siis ühel pool on sul see vaikust, rahu, sisemisi sügavusi otsiv hing, teisel pool on see tänapäeva ühiskond oma kõikide tegemistega, müraga, tohutu stimulatsiooniga, ühiskondliku eluga, sotsiaalsusega, et kuidas seal balansseerida nii, et ei tekiks sisemist konflikti? Oleneb, mida sa tahad saavutada. See on väga raske küsimus. See ei ole kohustuslik, et inimene peab muutuma paremaks või tema vaim peab muutuma helgemaks. Aga ma arvan, et see on üks inimese põhiülesandeid, milleks ta on siia ilma sündinud. Ja tõesti keegi ei saa seda sundida tegema. Lihtsalt kapitalistidel on kergem natukene oma asju ajada, kui sa ei ole väga tark. Ja need on sinu valikud ikkagi, et kui sa hommikul ärkad, kas sa askeldad oma köögis või elutoas vaikuses ja ootad, et äkki tuleb mingi tore mõte mu pähe. Või äkki ma saan millestki aru, millest ma ennem ei saanud aru. Või sa ikkagi paned kohe raadio mängima, hommiku televisiooni mängima, üks tuleb ühest toast, teine teisest toast, püüad mõlemat nagu kergelt vaadata ja kuulata ja tegelikult su enda peas ei toimu mitte midagi. Ja see on sinu valik. Kas sa teed enda ümber, lood korraks selle vaiku. Päev võib olla lärmakas näiteks. Su töö nõuab seda, sa pead tööd tegema, muidu sa ei saa süüa. Aga sa võid hommiku teha vaikseks, võid õhtu teha vaiksemaks. Igas hetkes on neid kohti, kus on sinu valik autos sõites, valid, mis raadiojaama sa paned kinni või kas paned üldse või mängima või kas paned üldse raadio kinni. Tegelikult ma räägin natukene neid jutte, mida ma olen õppinud oma suurelt eeskujult Fred Jussilt, kes on seda vaikuse võitlust pidanud elus väga kaua ja kes minu suureks üllatuseks ka praegu siin istub. Ja mina ei ole nii kaugele läinud nagu Fred, et ta kohe läheb kuskile poodi, kus on lärmakas muusika või praami peal või ütleb, et ma ei taha seda kuulata, ma tahan, miks te tungite minu maailma. Ja see ongi kole, kuidas kaubanduskeskuses sa lähed nagu mingis teise maailma, kus on mingi muusika, mis sulle ei sobi, mingi peale surutud maailm, oled seal sees ja tegelikult see muudab. Inimene peab olema väga ettevaatlik, et hing ja mitte vaim, aga hing ikkagi püüab ja teadvus püüab kõik kinni, mis ta ümber on ja muudab sind. Sa ei taha muutuda, aga sa muutud. Nii et sa pead valima kohti, kuhu sa lähed, kui kauaks sa sinna lähed. See on inimese enda teha kõik. Kui sa küsid, et kuidas selle kahe asja vahel balansseerida, jõuga peab seda tegema. Kui sa tahad, kui ei taha, siis ei ole midagi. Saab väga hästi nii ka ära elada. Midagi ei juhtu. Aga sa muutud natuke teistele toredamaks inimeseks, kui sa aeg-ajalt lood enda ümber vaikuse või ei saa oodata, et kõik juhtub su elus, et äkki juhtub, et keegi kutsub mind loodusesse. Ei mine, võta see aeg, sõida autoga metsa või sinna, võta see aeg ja püüa olla niimoodi looduse keskel, kontrolli, kas su pilk küpleb või jääb seisma korraga millelgi. Ja ükskord juhtub niimoodi, et märkamatult, et sa vaatad, et
inimesed vaatavad rohkem su poole. Sellepärast, et su pilk ei eksle vastikult sinna tänna suheldes üles-alla, vaid sa vaatad inimesele otsa, suudad talle silma vaadata ja suudad kuulata, mida ta räägib. Ja tal on võib-olla huvitav kuulata, mida sina räägid. Ja see tuleb ikkagi sellest väest, mida inimene saab oma hinge luua, aga vägi on kindlasti see, mille kõik see müra meie ümbert kergesti ära lahustab. Palun laula midagi. Ära räägi midagi, tahtsid öelda. Ei. See on nagu kõik peale kauba, ma tõesti tegin vist kõvaajaliselt. Ütlesin, et ma ei laula enam mõnda aega. Ja paningi pilli, ma ei võtnud, tulin suvetuurilt, ma ei võtnud teda kotist välja ka. Panin sinna, ütlesin, et sõber puhka. Ja nüüd tädid jälle said, mis nad tahtsid. Jälle ma siin laulan. Ükskord ma laulan jälle, aga silmades õnnelik algus, silmad täis mälestust möödunud ööst ja hommiku värvilist valgust. Ärkasin naeratus näol, mis võiks olla kenam, millal viimati ärkasin nii, ei mäleta enam. Ärkasin naeratus näol, lindusid kuulsid mu kõrvad, tema veel ilusaid unesid näeb, tema, kes magab mu kõrval. Ärkasin naeratus näol, kevadet tuleb mu ninna, ootan, kui ärkad naeratus näol, siis mõtleme, kuhu võiks minna. Näol ootasin üle kõige, et jõuaks see hommik ja jääkski nii, kui kõik mu ümber on õige. Ärkasin naeratus näol, kägu on täna nii valju. Seda on pagana palju. Uinuda naeratus näol. Uinuda naeratus näol. Aitäh! Aitäh! Sa kirjutad raamatus Vaikuse hääl ka elust linnas ja maal, et oled ise elanud nii linnas kui maal. Mis eristab linna ja maa inimest? No kes oskab vastata? Inimene on ikka inimene, aga inimest nii väga nagu ei eristanud, et ma näen, et võib-olla linna inimene on paremini riides või inimene on ikka inimene, ega see nagu jutud on teised. No palju mina neid maainimesi, tunnen 3-4 maainimest, kes seal Vilsandil elavad. Üks on oma naine. Ilmast räägitakse ja ei tegelikult ma saan aru, mida ma peaks vastama. Aga ma ei tea, kas see on päris nii, et nad on kohe paremad inimesed. Ei, nad ei ole paremad sellepärast, et nad maal elavad. Aga nad on, nende silmades on sära rohkem sellepärast, et nad näevad rohkem sära enda ümber. Isegi sellel joodikul poe ees võib olla päris särav silm vahel, kui ta on kuskil mere äärde magama jäänud või järkab ootamatult, kus ma olen. Nende elu, kes maal elavad, ma võin nende elu võrrelda, aga ma ei saa neid kui inimesi võrrelda oma vahel. Inimene, see ei sõltu tegelikult väga inimesest, kas ta elab maal või linnas. Ma võin kirjeldada, milline on maainimese päev või milline on linnainimese päev, aga nii kergelt jah, üks koht inimloomust, kelleks ta on sündinud, ei muuda.
Ja ilmselt on küsimus ka tempos, et maal sul on võib-olla rohkem aega hingata. Jah, tempo on õige, et maainimesed istuvad tõesti kauem ühe koha peal ja räägivad omavahel. Ma ei tea, millest nad räägivad, aga ma näen, nad räägivad tunde vahel kuskil, mingid naised poes ja ma tean küll, et nad räägivad ühest samast asjast iga päev, aga ikkagi on tore rääkida. Ja see vajadus rääkida on kummaline. Minul nagu ei ole, praegu ka mul ei ole tegelikult vajadust rääkida. Aga naistel on, minu naine, me seal kahekesi elame ja mina ei räägi temaga midagi. Ja siis, kui keegi külla tuleb, siis ma saan aru niimoodi, ta valmistub selleks, et nii, nüüd ma hakkan rääkima ja nüüd me räägime ja kui ma külla lähen, siis ma ütlen külla teistele naistele kuskil mandril, et nii, palun rääkige nüüd temaga, ta tahab nii rääkida. Ma ei tea, miks see naistel on see vajadus rääkida, sul on see vastus? Ma ei tea, ma saan piisavalt rääkida, mulle meeldib tegelikult võimaluse korral ikkagi vait olla. Aha. Aga see on ka see, et minule makstakse lobisemise eest palka. Ma arvan, see on natuke ka sellest, et naine äkki oskab paremini hoida oma hinge või ravida või vaimu. Ma ei tea, kumb see õige sõna on. Et mehed, kui nad ei räägi, siis nad koguvad midagi endasse. Ja nad ei räägi ka, naised platravad minu mõttes kõik asjad välja, mis neil juhtub. Aga mehed ei räägi vist mitte midagi. Ja nad koguvad endasse mingisugust elatud elu, seal võib olla häid asju, seal võib olla halbu asju ja nad natukene väsitavad oma hinge ära sellega, et sinna koguneb nii palju, see kestab seal, see ei kao sealt kuskile, see võimendub seal, see närib natukene siit ja sealt poolt. Ma ise tean, et kui ma vahel ikkagi purjus peaga olen midagi ära rääkinud kellelegi, mitte et ma joodik oleks, aga tuleb, et räägid ära ja siis saad aru, kuule, see oli lahe. Ma julgesin seda öelda, et mul on nüüd palju kergem olla. Kust me tuleme, kes me oleme osake loodusest. Inimene tihti unustab selle, eriti linnainimene, et kui sa elad maal, siis sa oled looduse sees ja sul on kerge meeles pidada seda. Et kuidas panna inimesed taas loodust armastama? Eriti tänapäeval, kus üha rohkem ja rohkem me läheme karpidesse ja oleme seal tehnoloogia küüsis. Kes on see, kes peab panema armastama? Kuidas äratada see armastuse tunne? Kuidas meelde tuletada? See ikkagi algab kõik see loodusarmastus lapsepõlvest. See võib hiljem ka juurde tulla, aga see, mida teha saab, on see, et ka linnainimene, no maal see polegi nii väga vajalik, et sa leiad selle aja. Ma tean, et armastavad vanemad seda, aga kõik teevad, et nad lähevad, näitavad lapsele loodust lähedalt. Mitte ainult niimoodi, et autost näitad, et auto alla jäänud loomine, et see on kährik, et see on rebane, see on siil, vaid sa lähed ja sa võtad selle aja, et vaadata lapsega, kuidas see vaik sealt nõrgub ja katsuda näpuga seda vaiku seal kuuse küljes ja nuusutada seda ja öelda, et see on nüüd see puu ja see on see puu. Kui see seda nagu lapsepõlves sulle külge ei jää, siis hiljem on seda väga raske sulle öelda, et mine loodusesse. Minnakse grillima, aga mind ajab nagu, mida rohkem ma olen seda, me kõik teame seda ja oleme terve elu teadnud, et see on mingi arusaamatu asi, see meie planeet, see meie taevakeha. Jah, et oleks arusaamatum, siis peaks ütlema taevakeha, millel me siin oleme. See kihutab ringi tohutu kiirusega universumis, see väike tolmukübe ja me oleme nagu vabas avakosmoses, kus igal pool mujal, kui sa lähed kosmoselaevast välja, siis sa kohe kõrbed sekundiga või külmud või mis seal iganes toimub, aga meil ei ole vahel mütsigi peas õues ja ikka me ei sure ära ja saame siin olla ja hingata ja vett juua ja süüa seda, mida loodus pakub. Ja see on nagu, tundub liiga suur ime, et sellest aru saada, mis tegelikult, kui suur vedamine on üks inimese ilma sündimine. Et sa oled korraga üks osa sellest universumist, sellest tähekogust, sa kuulud siia, sa ei ole mingi juhus, sul peab olema mingi põhjus, mingi eesmärk. Ja see on nii suur ime, see meie elu, et seda ei tohi mitte kunagi nagu ära unustada. Kui keegi, ja mina, kes ma sellele palju mõtlen ja kuulen kuskilt kedagi elu üle virisemas, rääkimas, et
et ei ole tööd ja ei ole raha ja kõik on halvasti ja valitsus on selline ja need on sellised ja need on sellised ja siis ma tahaks mitte lausa kätega kallale minna, aga tahaks öelda talle, et vaata seda männilatva seal, mis su kõrval on, või vaata seda kraavi, kus vesi puliseb või sul on kingitud elu, kasuta nüüd seda ära, see ei kesta sul igavesti, see lõpeb üsna pea. Ja see usk nagu räägib veel sellise minu usk neid sõnu, et mitte ma ei võitle kellegagi, aga eriti on mulle nagu arusaamatu, kui öeldakse, või lapsepõlves vähemalt räägiti, et see paradiis, et see on peale surma, et siis läheb hästi heaks kõik. Sured ära ja siis algab see päris pidu peale, kui sa oled hea poiss olnud. Aga nüüd ma saan aru, et ei, et me oleme ilmselgelt sündinud paradiisi, kes vähegi on õues käinud. See saab sellest kohe aru ja seda, mis peale surma tuleb, seda ei tea mitte keegi ja ei saa mitte kunagi teada. Ei saa teada enne surma? Enne surma ei saa, on küll, vihjeid me teame kõik, aga milleski ei saa kindel olla. Kui sa oled seal oma kodus, vaikuses, rahus, looduses, vaatad üles taeva poole ja mõtiskled, mis on tähtede taga? Seal on väga palju, kuna lõpmatust inimmõistus ei suuda mõista. Ma arvan, et mitte keegi ei suuda mõista tähendust lõpmatus, et mis käsi läheb lõpmatusse. Ja tähtede taga on väga palju ruumi ja tähtede taga, ma ütlen, meie teadus, mis on küll väga kõrgele arenenud, aga ta ikkagi ei tea rohkem, kui ta suudab siis selle tähe temperatuuri mõõta ja kauguse maast ja need omavahelised kaugused ja mingid liikumiskiirused, aga tegelikult ei tea keegi suurt midagi. Ja see teeb meie elu väga kergeks, et meil on omal valikud, me võime ise välja mõelda, mis on tähtede taga ja keegi ei saa öelda meile, et me eksime. Ja minu jaoks on tähtede taga kõik mulle kallid kadunud inimesed ja mulle meeldib nendega suhelda. Isegi linnas see on nagu selles mõttes raskem, et sa ei näe siin kogu aeg tähti, aga mina lähen korraks õhtul õue või öösel ja seal on tohutu tähis taevas kogu aeg ja ma külmetan õues, sest ma ei saa veel tuppa tagasi minna, sest mul on veel rääkida midagi. Ja igaüks võib ise valida, mis ta tahab, et tal seal tähtede taga on, aga minul on seal ilusad hinged, kellest ma olen lugu pidanud. Mu väikene haldjas, sul lend oli ilus, mu ümber, mu kohal, mu paremas minus. Miks kaotasid aru, miks rebisid tiivad, nüüd kohmakad jalad sind porisse viivad. Miks tahtsid sa näha, mis hämar, mis kole, meil haldjaid on vähe, neid varsti ei ole. Miks tahtsid sa tunda, mis madal, mis väike, kui tõuk sa nüüd uuristad pimedaid käike. Haldjate naeru nii harva veel kajab, miks rebite tiivad, teid väga on vaja. Tunda end korrakski kellegi süles, kes viib sind kõrgele üles. Nüüd kogesid kõike, mis asi on maa, kuid haldjaks sa tagasi enam ei saa. Kui unustad korrakski, et sul on tiivad, siis uuesti lendu ei tõuse sa iial. Küsiksin sinult, kas tasus see vaeva, et valisid maa ja jätsid taeva. Küsiksin, oli see väärt, mis sind valdas, kuid enam ei tea sa, et olid kord haldjas. Kas tõesti on pimedas mütata parem, kui lennata latvade kohal kui varem? Kas tõesti on parem, kui himusid orjad, kui hommikul kaste piiskasid korjad? Mu väikene haldjas, sul lend oli ilus, mu ümber, mu kohal, mu paremas minus. Haldjate naeru nii harva veel kajab, miks rebite tiivad, teid väga on vaja.
aitäh! Jaan, mida tähendab sinu jaoks vaimutoit? Millist vaimutoitu sa ise naudid? Kuidas üldse vaimu toita? Ma küll ei tea tänapäeva kooli, aga need on kõik asjad, millega inimene peab ise hakkama saama nende kõige tähtsamate asjadega. Kehaga on nagu selge umbes, et keha ma ei hakka ise ravima, selleks on arstid, me teame, siit valutab, siis läheme selle arsti juurde, teise koha pealt valutab, läheme teise arsti juurde. Aga kui ikkagi vaim on haige või hing on haige, siis me ei tea, millise, minnakse küll võib-olla tõesti kuskil arstide juurde, aga lõppkokkuvõttes pead sa, kui sa ei taha et kõik see läheks tablettide peale, siis ise hakkama saama. Aga vaimu on võimalik hoida, nii nagu keha on võimalik hoida noorena, pikka aega ja tervena. Nii on ka vaimu võimalik tegelikult natukene paremini hoida, kui me oleme harjunud hoidma. Meid ei ole õpetatud oma vaimu eest, oma hinge eest hoolt kandma, nagu kuskil klassikas oli. Aga seda peaks tegema, nii nagu ei soovitata sul süüa rämpstoitu, nii ei tohiks süüa ka vaimu toita rämpstoiduga, sellest ma siin kõigest juba natukene rääkisin, see keskpäraste telesaadete vaatamine ja pideva infomüra sees elamine, see teeb natukene vaimule haiget. Vaim on väga tugev, ta on tugevam, kui me arvame. Ta peab selle kõik vastu, veab lõpuni välja, aga ta ei ole suga nii rahul, ta võiks anda sulle elus ilusamaid hetki ja ilusamaid võimalusi, kui sa tema eest ka natukene rohkem hoolitseksid. Aga selle leiab lõppkokkuvõttes on õige vaimutoit on see, mis teeb su silmad ilusamaks. Valgus, palju valgust, palju looduskauneid vaateid, see on nagu kõige lihtsam. Aga siis ikkagi positiivne mõtlemine ja mingid teod. Head teod, need võivad olla pisiasjad, et tuleb sulle keegi külla ja sa ütled, et ära võta magamiskotti kaasa, küll sa leiad siit voodi ja siis sa teed ise oma sõbrale voodi, paned linad ilusasti ja padjad ja tekid ja see tegelikult teeb su vaimu. Sõber võib-olla ei pane tähelegi, et sa oled tema jaoks vaeva näinud, pannud veel väikese lillekese sinna kuskile või ajanud surnud ämblikud aknalaua pealt ära. Aga sa ise tead, et sa oled hoolitsenud teise inimese eest ja see teeb su vaimule väga palju head. Aga vaimu toit ja hinge harimine, et mis siis vaim on ja mis siis hing on? Et kas neid saab üldse kuidagi eristada? Ma tunnen, et seal on vahe. Ma ei ole nii tark mees, et ma võiks öelda vastuse. Ma tunnen, et hing on kuskil lähemal su peale, südamele ja siia ülespoole. Aga vaim läheb nagu mööda selgroogu kuidagi alla. Vaim on nagu selline side, kui sa tahad rääkida Jumalast, siis nagu side rohkem Jumalaga ja selline kõiksusega, teispoolsusega, kõigega, millesse on võimalik uskuda. Aga hing on selline kergem ümber sinu. Ta valitsebki südames ja peas ja ootab sinult ainult rõõmusid, mida sa võiksid talle pakkuda. Ja saadab su mõtteid, moodustab su mõtteid, tegutseb su unenägudega ja käib rändamas. Vaim on kogu aeg sinuga. Hinge sa võid kaotada ammu enne surma ära, aga vaim elab sinuga viimse hetkeni. Aga kuidas siis harida hinge? Mina ei ole õpetaja, ma ei tea. Aga ma tahan teada sinu enda kogemuse põhjal. Et kui vaimule sa pakud toitu ja hinge harid? Ma harin teda nii, et ma kaitsen teda valede asjade eest. Püüan elada niimoodi, et see minu hinge eesmärk on olla rõõmus. Hing on nagu selline keskus inimesel, mis ootab rõõmu. Ja siis ma püüan elada niimoodi, et tal oleks võimalikult palju rõõmu. Vaim ootab valgust, hing ootab rõõmu. Jätsid meelde? Paned tule põlema ja loed endale head huumorit. Ja. Aga hing ootab, et sa pakuksid talle võimalust rõõmustada. Selleks sa pead ka samme astuma. Need samad väljasõidud, mingid sõpradega kokkusaamised. Kõik, mis teeb olukorra kergemaks.
Kuidas üldse neid väärtusi meelde tuletada, need jälle oluliseks teha, et kui sa enne rääkisid sellest, mis edetabelite järgi inimese sellist kaalukust mõõdetakse, et rikkus ja seksikus, aga kuskil, nagu sa ka ütlesid, ei ole ju, et küll on suured hinged ja küll on võimsad vaimud. Kuidas seda jälle inimestele lähemale tuua, oluliseks teha, meelde tuletada, et selliste väärtustega üldse tegeleda? Ma arvan, et aeg ise näitab, inimesed ükskord nad saavad aru, et nii ei ole nagu mõtet enam edasi minna. Ma arvan, et inimene, kes tahab, kellel on vajadus ennast muuta, see jõuab selleni ise. Teda ei ole vaja õpetada või kasvatada, vaid ühe korraga sa saad aru, et mulle ei meeldi mu elu sellisena, nagu ta on. Ja ma pean otsima mingit muutust. Ma kohe ei tea, mis see on, aga ma arvan, et ma ei taha surmani täpselt samasugust elu edasi elada. Ja kuna ma arvan ikkagi, et see on meie ainus elu, ei maksa loota sellele, et on veel midagi. Võib olla, ma ei tea, äkki on, aga äkki ei ole. Ja siis tuleb jälgida, et elu oleks selline, mis sulle meeldib, see elu, mida sa iga päev elad. Et kui sa ükskord sured, siis sa saaks öelda, et jah, mulle meeldis see elu, see oli elamist väärt. Ja selles mõttes ma ei oska sulle öelda, et kuidas peaks õpetama inimesi. Ma isegi ei usu, et ükski eneseabi raamat aitaks. Ma kardan, et see läheb ka sinna sama riiulile vist. Aitab natukene vaimupimedust välja valgustada. Inimene, kes tahab, see peab ise selleni jõudma, kui see ei ole riiklik poliitika. Ärge naerge, nõukogude ajal kasvatati inimesest selline inimene, nagu oli vaja. See kultuur, moraal, see oli nõukogude moraal, see oli väga kõrge ja isegi räägiti aususest ja kõigest, aga ei olnud ühtegi halba uudist ajalehtedes. Ei olnud ühtegi surma uudist ega mingit, et keegi oleks surma saanud või keegi oleks varastanud. Kõik oli ainult väga hästi. Kuid ette sa elad ühiskonnas, kus pole ühtegi pealkirja, et see varastas, see tappis, see riisus, see on korruptant, see võttis dopingut. Pool ajaleht esimest otsa on ju täis neid halbu asju. Aga meie, ei mina, sina mitte, aga mõned veel, oleme pärit ajast, kus kõik oli tohutu hästi. Kõik, kuhu sa vaatasid, sa ei teadnud tõde, sa ei teadnud, mis toimub siis seal partei ladviku hulgas või mis seal tegelikult sinuga tehakse, aga nagu Koreas või kuskil meie kasvasimegi see tõndsat sellist positiivsust, sest kõik oli väga hästi. Ja kui riik tahab, et tema inimesed oleksid hästi, siis tuleks, kui riik peaks seda tegema, siis ta peaks väga täpselt mõtlema, mida televiisorist näidatakse, kui inimene vaatab väga palju televiisorit, et sealt näitatakse kvaliteetfilme, räägitakse kirjandusest, ma ei tea millest, et ei oleks ainult odav ja keskpärane meelelahutus. Lõputud mängud, lõputud kiiresti tehtud seriaalid, see kindlasti meid ei hari. Aga oled sa aru saanud, mida meie riik tahab meist siis teha? Tahab, et me rahul oleks nendega, et nad võiks teha, mis nad tahavad. See inimese rippumine riigi küljes on mulle täiesti, mina ei ole kunagi oodanud riigilt mitte midagi, ma ei oota pensioni ka. Ju ma saan hakkama, olen elus siiani hakkama saanud ja inimene nagu rippub riigi küljes ja ootab ja jälgib nii tohutult, mida iga üks nendest 100 seal teeb või veel kuskilt komisjonides ja see on nii tohutu igav maailm, et ma ei suuda hetkegi sellele mõelda. Ja kui see on tehtud nagu elus tohutu põnevaks, kõik jälgivad, kõik teavad nende nimesid ja seda, mis nad täna ütlesid ja mis nad homme ütlevad, nende töö, nad saavad kõrget palka selle eest, et rongid sõidaks, koolid töötaks, oleks sööki, et kes vajab seal põllumajanduses natuke toetust, et nende töö, nemad ei ole meie nagu isad ja emad või nemad teevad oma tööd, et riik toimiks. See on tavaline töö, nagu kõik, mis me teeme. Lihtsalt neil on palk suurem sellepärast, et vastutus on natuke suurem, aga me ei pea rippuma nende küljes, et andke meile, et muidu me ei saa hakkama. Kõik teavad seda maavärki, et öeldakse, et tööd ei ole, midagi ei ole. Ja ükskõik, kes väike ettevõtja hakkab arendama maal midagi, nad ei leia kedagi. Sest nad ütlevad, et ei mingi 500-600 euro eest mina küll toast välja ei tule ja nad ei oska ka keerulisemaid töid ja selleks on haridus tähtis, et seda riik teeb, et ta teeb järelkoolitusi, kõik, kes tahavad, kes seal poes õlut joovad, nad võivad minna uuesti kooli
õppida ära ühe töö. Aga ega nad ei taha minna ka, sest jälle tore on seal poes. Kas sa jälgid vahest seda ka, et kuidas, ütleme, kui me jätame kõrvale poliitika, majanduse, kõik sellised argised, väga olulised, tähtsad teemad, millest kõik uudised enamus ajast kirjutavad ja lähme tagasi selliste, ütleme, vaimsemate, hingelistemate teemade juurde, et viimased 20 aastat oleme olnud iseseisvad, me saame mõelda, mida me tahame, lugeda, kirjutada, mida tahame. Kas on kuidagi see vaimuvalgus suurenenud? Kas on inimesed läinud heas mõttes vaimsemaks, hoolivamaks, hakanud tähelepanu pöörama nendele teemadele? Või on see lihtsalt selline mulje? Ma ei ütleks, kes tahab jälle, on alati kõik erandid ja see erand on väga suur, kellele see kõik on mõjunud väga hästi, kes... Aga kui sul on kõik käes, siis sa ei oska seda kasutada. Meie õppisime pähe Runneli luuletusi salaja, mida ei tohtinud avaldada. Ma teen siiamaani peast neid. Me kogunesime kokku, lugesime mingid keelatud raamatuid, mis olid väga head. Sest nad olid keelatud, sest nad olid liiga head. Ja siis ma tundsin küll see vajadus selle vaimuvalguse. Aga kui sul on, et mine nüüd ükskõik kuhu sa tahad, siis sa ei oskagi kuskile minna. Et jäädki istuma ühe koha peale. Mu sõber, su silmad on väsinud, ära naera, on väsinud, jah. Mida oled küll näinud või läbinud ja su sõnad on väsinud kah. Olen hoidnud su jaoks oma varandust, et kui raskeks kord läheb su tee. Küllap mäletad veel minu vana ust, küllap lahti kord selle veel teed. Tule võta mu aega, sest aega mul on, tule vaatame taeva, seal midagi on, palju muud mul ei ole, kuid aega mul on, tõesti aega mul sinu jaoks on. Lähme kõnnime jõeni ja tagasi ja siis istume trepil üks tund. Magad seal, kus ka viimati magasid, voodi tehtud ja ootab su hund. Ära midagi erilist kaasa pea, kõike on või kui tõesti just näed. Kohvi kõrvale olla võiks palju head, hommik kestab meil siin terve päev. Tule võta mu aega, sest aega mul on, tule vaatame taeva, seal midagi on, palju muud mul ei ole, kuid aega mul on, tõesti aega mul sinu jaoks on. Või kui tahame varakult ärkame, lähme õue ja kevadet märkame, lähme metsa ja sambla seest tärkame, tõesti aega mul sinu jaoks on. Nii ilus lugu sellest, mida sul on ja vaat enamustel ei ole. Kogu aeg ju rabeleme. Ma oskan seda hinnata. See ei ole nii, et mul ei ole ajaga midagi teha. Ma oskan hinnata seda, et mul on palju aega. Mul oli aegu, kus mul ei olnud palju aega ja vahel on häbi. On süütunne, et teised, see on nagu inimene peegeldab, teised kindlasti arvavad, et ma raiskan siin oma elu ära, et ma ei tee nagu näiliselt mitte midagi, aga ei tohi niimoodi mõelda, kui mulle meeldib see päev, see aeg, mida ma veedan, see elu, mida ma elan, siis äkki muudab see maailma paremaks, kui see mulle meeldib. Kuidas elada elusamat elu? See on jälle sellest hingest natukene, millest me juba rääkisime, aga ma olen selle peale mõelnud, selle elusa elu peale, et on elu ja on parem elu. Ja seda ma ei oska mõõta teistmoodi kui ainult siis päevakaupa. Ja
on sellised välja kujunenud harjumused, kellel on enne magama jäämist, ma ei tea, mis mängud, on tal mingi karu seal või, siis mina küsin endalt alati ennem, kui ma nüüd saan aru, et nüüd hakkab uni tulema, olen raamatu ära pannud ja siis küsin enda käelt, kas mulle meeldis see päev. Ja kui mul õnnestub vastata, et jaa, mulle meeldis see päev, mis oli. On olnud ka päevi, kus ma olen öelnud, et ei meeldinud. Ja sealt ma teen mingeid väikseid järeldusi, et miks ei meeldinud. Ja et elusa elu mõõdupuu on minu jaoks üks konkreetne päev. Särkad hommikul rõõmsalt, et ootad, päev. No, nüüd ei ole see nii kirglik, aga kui ma noor olin, mulle nii tohutult ei meeldinud magada. Ma tahtsin nüüd hirmsasti elada ärganuna või see üleval olles. Et ma ärkasin ka vara, kuigi olin unine, aga ma tahtsin juba, et päev algaks, et mulle väga meeldisid kõik need päevad, mis olid kooli ajal ja kooli vaheaegadel ja ennem kooli ja pärast kooli. Ja kuidagi alati oli kahju magama minna, et ma tahan juba, et oleks jälle hommik, ma tahan elada. Selline rõõmus olen ma loomu poolest. Jah, rõõm on midagi, mida tihti jääb vajaka, et ikka tihti näed, inimene muretseb, ma ei hakka isegi rääkima, kuidas me endale lapsi, maja, tööd ja muid asju muretseme, aga vaata, et on kiire, on stress, on frustratsioon, kortsus, kulm, et sellist rõõmu, sisemist suurt rõõmu jääb justkui üha vähemaks. Selleks mina lõpetasin siin Tallinnas elu ja teatris, et ma hakkasin märkama, et on mingi kuu mööda läinud ja mõtlesin, et mis asi on mulle rõõmu teinud. Ei, seal proovis saad lavastaja käest sõimata ja õhtul saad, ma ei tea, kelle käest sõimata. Lähed koju, seal juba kõik magavad, ärkad üles, kõik on juba läinud, lapsed lasteaias, naine tööl, lähed proovi, saad sõimata. Ja tundsin, et pagan, et mis elu see, minu elu ongi selline, et kõik ütlevad mulle, mis nad tahavad, et mingu põrgu. Et mina nii ei taha enam ja tundsin, et ei, ma vajan rõõmu, et elada ja läksin siis tasapisi ma ütlesin, et see rõõm ei tulnud seal kohe seal Vilsandil, aga ta tuli tasapisi ja praegu nüüd see sügis oli mul üks mõõdupuu, ma plaanisin septembris plaanisin, et hakkan kohe kirjutama ühte suurt tähtsat asja enda jaoks. Aga siin Tallinnas elab vanem poeg lapse ja naisega ja neil käib remont Soo tänaval ja neil ei saanud remont valmis, nagu oli ette nähtud, et saab juuliks valmis, aga sai valmis üleeile. Ja nad elasid siiamaani, 3 päeva tagasi lahkusid Vilsandilt ja ma tundsin, et ei, pea küll lükkan edasi. Ja kuna ma olin plaaninud, et ma veedan kogu selle sügise kirjutades midagi ja otsustasin, et ei, et kui ma saan siin aidata seda lapselast kärutada ja nad siin kogu aeg liiguvad, et siis ma ikkagi ei saa keskenduda niimoodi lõplikult ja ütlesin, et hakkan kirjutama siis, kui nad ära lähevad. Ja see aeg, kui ma tein nagu mitte midagi, nad ootasin, et mitte ei ootanud, millal nad ära lähevad. Aga vaatasin nende elu ja mõtlesin ja valmistusin ja kogusin natuke materjale ja see oli imeline aeg, selline kingitud aeg, et ma arvasin, et ma teen, aga ei teinud. Ja siis ma tundsin rõõmu. Korra ehmatasin, et et miks ma närvis ei ole, et ma ei tee seda, mis mul oli mõeldud, aga mõtlesin, et ei, võib-olla see sügis, see kuldne sügis, mis oli üsna arukordne ka meie saare peal, kus oli soe praktiliselt eilse päevani. See jääb mulle meelde. Selle ma võtan endaga kuskile kaasa, kuhu me ükskord kõik läheme, selle ilusa sügise, kus ma vaatasin, kuidas mu poeg kärutas last ja oli õnnelik ja rõõmus ja mina seda vaadates veel rõõmsam. Mõtle, kui näed, et laps on ja ta ei karju sinu toas öösel. Vaid lihtsalt küsid hommikul, kuidas öö möödus. Kas õnn on see, mida sul kunagi ei ole, aga mis ühel päeval sulle selja keerab? Ja kui on nii, siis kuidas teha nii, et ta ei pööraks selga ja suuta ära tunda seda õnne juba siis, kui ta sul on? Me kõik valime endale oma veendumused, millesse me usume ja kuidas meil nende asjadega on. Üht tõde, keegi ei tea õiget tõde. Ütlesin ma äsja ka ühele mehele, kes tuli mu õuele. Ütles, tere, kas sina oled Jaan? Mõtlesin, jaa. Et kas võib sõna juttu ajada? Mõtlesin, räägi, mis mure on.
rääkis sama, et käis saarel ringi ja siis korraga võttis kotist välja pataka ajakirju ja raamatuid ja ütles, et mis sa, Jaan, siis arvad sellest Jumala asjast. Ja ma ütlesin, et natuke nagu hakkasin rääkima ja ma ütlesin, et selles mõttes on tore mõelda Jumala asjade peale, et keegi ei tea, et mis on tõde. Siis ta nagu vaatas mind tükk aega arusaamatult otsa, et kuidas. Tõde on ju kirjas siin. Kuidas sa saad selle vastu nagu vaielda? Ja siis ma sain aru, et meie jutt ei lähe pikaks. Ja minu veendumus, mille mina olen enda jaoks välja mõelnud, on see, et see on seesama paradiisi teema, et me oleme sündinud kõikide võimalustega elada paradiisis, kus me elame, aga kas me sellest aru saame või ei saa. Ja mina olen arvanud, et õnn on kogu aeg sinuga. Ja see on sinu viga, kui sa teda ära ei tunne. Sa võid mõelda, et jah, hetkel on mul natuke raske aeg, ma tegin mõned asjad valesti, aga ma tean, et see õnn on ikkagi minuga ja ta ei lähe kuskile. Ta ootab, et ma laseks ta enda juurde ja kui ta minu juures ei ole, siis ma olen ise teinud midagi imelikku. Ja see on see, mida mina õnne puhul nagu usun, et ma ei ole kunagi õnnetu ilma õnneta, vaid ta on siin lähedal, hästi lähedal ja kui ma tahan, kui ma oskan tahta, siis ta näitab ennast mulle. Aga siin raamatus ütlesin ühe lause võrreldes rõõmu ja õnne. Et rõõm on see, kui sa saad midagi. Kingitakse sulle autogrammiga raamat või siis tunned rõõmu. Aga õnn, kuidagi mina olen elus kogenud, et seda õnn pääseb sulle lähemale siis, kui sa loobud millestki. Et rõõm on selline saamise läbi ja õnn on loobumise läbi, et kui mul õnnestub loobuda mingist halvast mõttest, õnnestub loobuda mingist suhtest, midagi ära visata, mingist halvast harjumusest, siis on nagu, ma tunnen, et nagu see õnn, kui tema teine nimetus on minu jaoks kerge tunne hinges, et siis see tuleb ikkagi siis, kui sa suudad millestki lahti lasta. Te käisite väga pikal merereisil vist. Kas oli tõesti 2 aastat, mitte 1,5? Aasta ja 10 kuud oli minu meelest. See on peaaegu ligi 2 aastat. 2010 kuni 2012 see kestis, et mis sinus selle reisi jooksul toimus? Mis muutus? Et kui sa läksid sinna, olid sa üks mees, tulid tagasi ja olid sa ju teine? Need on kõige raskemad teemad minu jaoks. Ma tõesti olin natuke teine, kui ma tagasi tulin, ma arvan. Või vahe oli õieti selles, et kui ma tagasi tulin, ma sain aru, et taustsüsteem ei ole muutunud. Et see, kuhu ma tulin, oli ikka nagu sama. Juba kuskil viimaseid seal uudiseid kuulates minu meelest uudised jätkusid sealt, kus nad 2 aastat tagasi pooleli jäid. Mingi maade vahetus ja nii nagu ma viimase uudise lugesin enne minekut, nii järg oli seal kohe saabudes. Kodus kõik, mis ma olin ehitanud, kõik oli alles, kõik oli samamoodi, kass jooksis samast uksest välja. Aga mina tundsin siis korraga seda vahet, et aga mina vist olen natuke teistmoodi mees nüüd, aga kui sa ka küsid, et miks teistmoodi, siis ma kohe ei oska sulle vastata, kas selleks, et maailm jäi väga väikeseks, tõesti väikeseks. Kõik on nagu siin samas, kui sa oled neid kohti näinud, lennukiga lennates on tunne, et ma lendan 7 tundi, see on tohutu kuskil kaugel või 10 tundi või 12 tundi, et see on teisel pool maakera. Aga kui sa lähed sellise inimese kiirusega, nagu meie keskmine kiirus oli võib-olla 8 või 7 kilomeetrit tunnis, see on sörkimine vähe kiirem. Ja selle kiirusega lähed ja näed kõike, tajud kõike, tunned kõiki erinevate maade lõhnasid, inimeste lõhnasid, nende silmi, nende juukseid, mis kogu aeg muutub iga väikse liigutusega. Lõpuks oled sa siin kartuliidude juures tagasi. Ma mõtlen meid valgeid inimesi, kes elavad pimedas. Ja saad aru, et ma elan nagu nendega praegu ka koos, et mul on mõned näod meeles,
nende majad meeles, lapsed meeles, need kooliõued meeles ja see maailm ja enda maailma tunnetus muutus väga oluliselt avaramaks. Maakera läks väiksemaks, aga minu sisemaakera läks nagu suuremaks. Aga ma ei oska seda väljendada veel, ma ei oska seda valada mingisugusesse kirjanduslikku vormi ega laulu. Mu taju on läinud hästi palju suuremaks ja selleks ma ütlesin, et ma ei taha teha valesid asju, ma ei taha teha asju, mis mulle ei meeldi. See tuli ka sellest, et me väga palju tundsime seal, millest ennem vähe rääkisime, sisemist vaikust. Seal tekib see vägisi, tahad või ei taha, sa ei pea otsima. Kui sul ei ole midagi vaadata muud, seal merel ei ole ju netti ega midagi, ainult see meri ja need vahid on 3-tunnised, 3 tundi öösel, 3 tundi päeval. Oled roolis ja vaatad seda merd ja merd öösel taevast, tähti. Ja kõik kodu ja kõik asjad on jäänud natuke kaugeks, enam ei mõtle nende pisiasjade peale, jäävad ainult suured mõtted ja korraga ei jää enam mingeid mõtteid. Vaatad ainult ja vaatad ja saad aru, et pea on täiesti tühi. 0, mitte mingit mõtet. Ja see on tunne, mille järele tegelikult vahel natuke igatsen praegu. See tohutu suur tühjuse tunne peas, see vaikuse tunne peas, seda on siin väga, see tulebki sellise pika lõpmatu rutiiniga. Ja see on tunne, sa oled korraga enda jaoks nagu pomm tegelikult, mitte sa ei ole hulluks läinud, vaid sa tunned, et ma olen nüüd kõigeks võimeline. Et sellest punktist, sellest valgest paberist praegu võiks sündida ükskõik mis, aga siis nagu ei viitsi. Seal laeval ei viitsi, seal on nii palju muud teha. Või see teha ei ole midagi, aga kõik räägivad midagi päeval seal, aga peale öist vaht on tunne niimoodi, lähed süda peksab veel sellest, et ma olen kõigest aru saanud, kõigest, et nüüd, kui keegi mult küsiks midagi, siis ma ütleks talle, mis on elu mõte või midagi sellist. Jah, selle küsimuseni me veel jõuame. Ja ma ei tea sulle vastata. Aga sul on selles mõttes vedanud, et sa oled jõudnud mingitele äratundmistele, kuidas sulle meeldib elada, kus kohas, mida tehes, mis on sinu jaoks sellised ka igapäevased tegevused ja olemise vormid, mis toovad rõõmu ja tekitavad heaolu. Aga kuidas leida oma tee ja kuidas julgeda seda siis ka käia, seda oma rada? Alguses sa küsisid, et räägi oma lugu ja ega ma vist ei rääkinud tegelikult oma lugu. Minu lugu kokkuvõttes on see, et nagu kui iga üks inimene praegu mõtleb enda peale, et ma olen nii vana sel tänasel kuupäeval 15. oktoobril ja nüüd, et siin paneme korraks väikse punkti ja nüüd teeme teie elust ühe filmi. Ja siis mõelda, et millest see film siis räägiks, et sinu film ja sinu film ja sinu film. Et nüüd, kui see kirja panna, mis sa tahaksid, et mis seal filmis on ja mis sealt välja jätta ja siis nagu saad aru, et mis on see minu film ja et mis on see minu lugu. Ja kummaline on see, et kui ma hakkaks seda oma lugu, seda oma filmi kokku panema, siis ma arvan, see ei oleks teatris töötamine, see ei oleks isegi ümber maailma reis, see ei oleks Vilsandile elama minek, või mulle tundub, et see lugu on midagi muud. Ja kuna ma ise seda küsisin teie käest ja ammu tagasi enda käest, et mis see minu lugu on, siis mulle vist meeldiks praegu mõelda, et see lugu on see, mis algab ühest poisist, kes ma olin noorena ja kes oli oma ette, seal ilma telefonita, vanemad ei teadnud, kus ta on, läks pärast kooli kuskile jõe äärde, oja äärde ja ei mänginud võrridega ja ei teinud isegi mingit lollusi. Kasvatus oli selleks liiga hea, liiga pahandusi teha, vaid mulle piisas istumisest kuskil ojakaldal või kuskil võsas suvalises ja mängid oma fantaasiatega, kujutad ette, nagu vana ema õunapuu otsas raamat oli kunagi. Ja olin selline laps, kooli läksin, siis vanemad isegi olid vähe mures, et kas saab ühiskonnas hakkama. Ja läksin kooli ja sain hakkama, olin väga tubli õpilane, sest ema nõudis, et ma õpiks väga hästi ja õppisin hästi. Ja kõik läks nagu juba üle pea kaela seal peale keskkooli, nagu ma rääkisin, et tohutu paljudes koolides olnud
proovin siin ja proovin seal ja seda ja teist ja siis sattusin sinna lavakasse, mitte et ma oleks elus kunagi tahtnud otseselt saada näitlejaks, aga kuidagi teiste sabas ja siis sain näitlejaks ja siis vaatasin, see on lahe mees ja see näitleb nii hästi ja püüdsin olla kogu aeg kellegi moodi. Valisin, eriti mõjus mulle mu parim sõber Marko, kes oli minu jaoks niivõrd eriline kuju ja muutusingi vahepeal teiseks Markoks nagu ja pikki aastaid käisime 2 Markot kõrvuti ja siis korraga vaatasin seal, et ei antud mulle teatris enam häid rolle midagi ja kõik läks enda jaoks nagu ma ei tundnud rõõmu asjadest, lihtsalt tahtsin olla teine Marko ja laulsime koos ja tegime ühesuguseid nalju ja korraga ma olin 36 aastane. Ma olen selle tagantjärele enda jaoks tuvastanud. Siis ma mõtlesin, et oota äkki ma ei ela üldse enda elu, et ma elan kellegi teise elu. Ja siis hakkasin proovima seal samas. Laulsime Markoga kontserditel üks 15 aastat tagasi, hästi palju käisime üle Eestimaa igal pool. Ja tegime ikka nalju sinna vahele ja siis korraga ma nagu mögisesin midagi sellist nagu täna või. Ja vaatasin, vaadati mulle ka otsa niimoodi rõõmsa näoga. Ja siis hakkas nagu võimenduma kontserdilt kontserdile, et ma hakkasin rääkima nagu oma asju mingeid seal kõrval ja siis tekkiski 2 leeri, et nagu muutusime erinevaks. Ja ma mõtlesin, et prooviks väärtustada seda, mida ma tohutu hästi õppisin lapsepõlves tundma, seda oja voolamist ja neid muid asju, mida ma seal ümber vaatasin ja mida ma nägin ja millele ma mõtlesin ja julgesin nagu korraga olla, sest keskkoolis ma olin sobimatu. Ma läksin sellisena keskkooli, sellise lillepoisina ja tüdrukud mind ei tahtnud, naersid mu üle ja kirjutasin neile mingit luuletusi seal, andsin vahetunnis ja üks tüdruk praegu istub siin saalis neist. Ja ei, ma ei kõlvanud. Ja siis ma saingi aru, et ma ei kõlvas ja ühiskonda ja siis ma püüdsingi olla kellegi teise moodi. Ja siis, kui ma ükskord proovisin, et äkki ma kõlvan ikka ja selgus, et no enam vähem. Ja see on minu lugu, et ma julgesin hakata selleks, kes ma julgenud vahepeal olla. Äkki on natuke see praegune lugu. See loll poiss, kes ei sobinud teiste hulka mängima. Istub siin mikrofoni ja see räägib tähtsa näoga. Jah, ja äkki laulab ka. Nüüd jõgedes vesi on jälle nii madal. Sa ära mind vaata, kui lähen sealt läbi. Ma olen nii paljas ja veidi on häbi. Ma kardan, sa nägid mind läbi. Et viin sind selleks, et peaksid veidi kuivemaks väänama väikese kleidi. Viin sind selleks, et peaksid veidi kuivemaks väänama väikese kleidi. Ma ootan ja vaatan sind teisel pool kaldal. Kas mõtelnud oled, mis teisel pool algab? Nüüd varjud on pikad ja varsti on pime. Sa varbaga tonksad jõe livedaid kive. Ma tean, kuidas vesi su jalgasid paitab. Ei mina nii oska, las jõgi mind aitab. Tean, kuidas jõgi sind kaasa võiks viia, kuid sina ei lähe, sa teel oled siia. Juba sa jõuad ja mööda su jalgu, jõevesi tagasi jõe poole valgub. Tean, kuidas hetke eest tundsid sa tõde, kui puutusid jalaga voolavat jõge. Et viin sind selleks, et peaksid veidi kuivemaks väänama väikese kleidi. Viin sind selleks, et näha siit kaldalt, kas meie jaoks jõgi siin lõpeb või algab. Sa tilgud mu kõrval, ma olen nii peatu, nii vaikne kui jõgi.
mis seales ei peatu. Nüüd teraselt vaatad silma sa mulle ja ootad, kas ütelda julgen ma sulle. Et viin sind selleks, et peaksid veidi kuivemaks väänama väikese kleidi. Viin sind selleks, et näha siit kaldalt, kas meie jaoks jõgi siin lõpeb või algab. Viin sind selleks, et külma eest kaitsta ja hommikust udu su põskedelt maitsta. Viin sind selleks, et otsiksid sooja, kui kuu pole tõusnud ja päike läinud looja. Viin sind selleks, et küsida sinult, kas kampsun on kaasas või sooja saad minult. Viin sind selleks, et mõista sul anda. Edasi tahaksin ise sind kanda. Aitäh! Sa kirjutad oma raamatus Vaikuse hääl ka sellest, et kuidas avastada, leida, ära tunda oma inimesi. Kuidas? Kus ma tean, kes on minu inimesed? Praegu on nad siin kõik koos. Ja. See ei tule ju muid. See tuleb ka vist aastatega. Varem ma nagu nii palju ei tegelenud sellega, kes mu ümber on ja ei tegelenud paljude selliste tunnetuslike asjadega, aga nüüd ma väga hästi tunnetan inimesi, kes on mu lähedal, kes minuga suhtlevad. Saan kaugelt aru, kas ma tahan olla tema sõber või ma ei taha olla tema sõber. Ja kahjuks raskeks on läinud suhelda nende inimestega, kelle sõber ma ei taha olla. See on peaaegu et võimatuks muutunud. Ja see tuleb ka võib-olla sellest vaikusest. Ma ütlesin, et vaikuses on kõik õigesti ja kui ma sealt välja tulen, sealt oma Vilsandilt, kus minu jaoks on kõik üsna õigesti ja siis põrkud korraga, sundkorras pead suhtlema kellegiga, ma saan aru, oi, ta ei ole minu inimene, et me ei mõista iialgi, miks me peame rääkima teineteisega, kui meil ei ole mitte mingit energeetilist kontakti, et me ei suuda teineteisele silma vaadata, ta ei saa minust aru, mina ei saa temast aru, aga me peame rääkima oma vahel ja see võime nagu või nagu süveneb. Ja siis seda suurem rõõm on kohata siis seda oma inimest, kui vaatad teda, saad aru, meil tekib silmside, me tunneme teineteise vaimu, silmadest läheb see asi ju varba otsteni välja, kui kõik on õigesti ja see on imetore leida see oma inimene. Kui sa pole ammu näinud oma inimest ja kui sa kohtad teda tänaval, siis see on nagu tõesti sellise võõral planeedil teiste marslaste seas selle oma planeedikaaslase ära tundmine. Aga tihti see läheb niimoodi, et isegi bussis sõites või lihtsalt meie pilgud kohtuvad ja me mõlemad teame, et me oleme omad et meiega võiks palju juhtuda, aga elu on seekord läinud nii, et meiega ei juhtu mitte midagi. Me ei ütle tere ka. Sul on Vilsandil mõnus olla oma ette, sa saad nautida palju üksi olemist, rahu, vaikust, millest me oleme ka täna rääkinud. Aga tänapäeval on tekkinud üsna kummaline selline tendents, et me oleme tänu sotsiaalmeediale ja sellisele suurele sotsiaalsele seotusele hästi tihedalt ja aktiivselt justkui seotud ja muudkui suhtleme. Samas kõikvõimalikud uuringud näitavad, et inimene on üha rohkem ja rohkem üksildane eraldatuses, olles samal ajal tohutult sotsiaalselt aktiivne kübermaailmas näiteks. Kui sa mõtled selliste mõtete peale, et üksinda olemine ja siis üksilduus, mille all tegelikult väga paljud inimesed kannatavad, et mis mõtteid sul tekib? Ikkagi pealiskaudsusest suhtlemises. Kui keegi tegelikult ei tunne su vastu huvi, sa suhtled, kõigil on nagu nii palju suhtlemist, nii palju muid asju ajada, isegi päris tavaline minu jaoks, kas ma olen millegi pärast väga palju pidanud rääkima ajakirjanikega elus, kohutavalt palju, sa ei kujuta ette. Ja isegi tema tuleb su juurde
tal võiks nii palju olla professionaalsust, et tal mängib mingit huvi sinu vastu, aga lihtsalt küsib midagi ja saad aru, et sa ei paku talle mitte kõige vähimatki huvi peale selle väikse palganumbri, mis ta selle loo eest saab. Ja see on nagu laiem ka, et siis tuleb üksildus, kui ei küsita enam üksteise käest küsimusi. Isegi sõbrad on vene ajal või oli see nooruses, ma ei tea, kas oli nooruses, oli see vene aeg, oli see mingi muu aeg, mis meid mõjutab. Me kohtusime sõpradega, me võisime nagu hommikuni rääkida kaine peaga, mis oma mõtetest, mis mina mõtlen selle asja kohta, mis mina mõtlen selle asja kohta. Ja siis tekkisid erinevatest mõtlemistest mingid ühised mõtteseosed, mingid uued mõtteavastused, rõõmud, kuhu me nüüd jõudsime oma analüüsiga. Aga tänapäeval ma ei näe seda tegelikult mitte kuskil, võib-olla sellepärast, et ma ei suhtle noortega enam. Või kas noored omavahel, kas nad lähevad oma juttudes niimoodi uude päeva, kui rääkides ja väga keerulisi mõttekonstruktsioone ja välja mõeldes ja see on see, et me oleme väsinud vist liialt päevast, et õhtul veel midagi mõelda ja kõige mugavam, mäletan ise peale teatrit, kui mugav oli see, kui lähed koju, pea on väsinud ja siis paned seal mingi teleka mängima, näed mingi filmi lõppu. Tänapäeval ma vaatan filme, ma olen kõikide filmide lõppu näinud, aga vaatan, et tuttavad näod, aga film ei tea ja tuleb lõpp ja vaatan, ma tean, kuidas see lõpeb muide see. Ja lihtsalt vajud sinna teleka ette ja sured sinna ära, su mõte ei tööta, sinu eest televiisor mõtleb kõik mõtted ära, sa ei analüüsi seda, see on kõik valmis ja ongi selline hea ja mõnus pehme olemine. Jah, see pealiskaudsus, et keegi ei tunne minu päris loomuse vastu huvi, keegi ei tunne huvi, mis ma tegelikult mõtlen ja ma arvan, et ma ei olegi üldse huvitav inimene selle pärast ja siis lasen pea norgu ja otsingi Facebookist, vaatan ja kirjutan midagi ja vaatan äkki seal ma pakun kellelegi huvi rohkem ja jah, ega laikid ei lohuta. Kui sa rääkisid noortest, siis paar korda on olnud situatsioone, ma sõidan bussis, mu kõrval on teismelised, kellel on kõigil need nutitelefonid käes, nad rullivad seal ja siis ütlevad, vaata, laigi mu seda, laigi mu teist, oota, mul on 1 like 50 puudu. Siis ükskord oli huvitav situatsioon, 2 kutti, 1 tüdruk ja siis nad kauplesid oma vahel, et see tüdruk tahtis 50 laiki täis saada. Üks poiss ei tahtnud anda, ta ütles, mulle tegelikult ei meeldi see, aga tüdruk oli, et no aga pane, ma saan 50 täis. Ma panen siis, aga ma võtan pärast ära. Et selliseks on muutunud see suhtlus noorte seas, et see on selline, ma mõtlengi vahest, kas see on paratamatu, et eks me kõik oleme rohkemal või vähemal määral otsapidi seal sees kübermaailmas, sotsiaalmeedias, kas töö tõttu või huvide, hobide tõttu või mille iganes tõttu, mis meile seal meeldib. Aga jah, see on küsimus, et kuhu see edasi läheb. Ma kogu aeg ootan mingit renessansi suhtluses, et tuleb nagu tagasi, et ei saa ju lõputult niimoodi minna, kui enam kui omavahel suheldakse kõrvuti ka läbi telefoni ja sealt siin nagu ei olegi lõpuks olemas, sellest tuleb üksildustunne, ja see nutitelefon, see nagu oledki sina. Jah, seal on su mõtted, seal on kõik su sõbrad ja sina oled nii igav, sa ei ütle mulle midagi, aga siin sa võib-olla julged mulle midagi öelda. Otse sa ei julge muga rääkida. Mina õnneks veel julgen. Sina julged, jah. Aga kui palju on inimeses üldse oma olu? Mis sõna see on? Vot seda oma tahakski olu teada, jaa. Ma ütlen, et seda omaette olemist on niivõrd vähe. See teebki inimesed haigeks. Paljud haigused tulevad ju, enamus haigused tulevad kõik mingitest vaimuhäiretest või hingehäiretest. Ja sealt tulevad kõik haigused, kui sa ei saa omaette olla, kui sa oled kogu aeg nii seotud ja isegi kui sa hetkel ei räägi kellegiga, oled kodus ja see ühiskond nõuab sult nii palju või see rasket tööd, seda tööd võib-olla, mis sulle ei meeldigi teha, sa jõuad koju, sa oled väsinud. See jutt ei vii kuhugi praegu. Jah, see kisub kurvaks. Ja. Ma lihtsalt saan aru, et inimesed on väsinud.
Sest kui nad Vilsandile minu juurde, ma kutsun külla sõpru, nad tulevad, ma alguses näen, et nad tulevad ja nad ütlevad, issand, kui tore, ma saan korraks puhata. Ma usun, mis nad siis muidu teevad, et millega nad siis tegelevad, kui hea on lihtsalt niisama istuda, oi jumal. Miks inimene teeb nii palju asju? Selleks, et raha saamine on järjest raskemaks läinud või ma ei tea, sellest teemast ei tule ka midagi, ma ei tea sellest. Mis on inimeseks olemise mõistatus? No, on minu jaoks 2 suurt mõistatust. Üks mõistatus on see, et inimene ei tea, kas ta on loodus või enam ei ole loodus. Sest tema käitumine näitab, et ta arvab, et ta enam ei ole loodus. Et ta on looduses, seisab kõrgemal. Ta arvab, et planeet on minu. Aga see ei ole tegelikult üldse nii. Inimene on siin üks kõige hilisem putukas, kes siia planeedil on saabunud elusolenditest. Ja tal on lihtsalt kuidagi sattus see teadvus. Inimene seda ka ei tea, et kus see teadvus. Et kas see ikka tuli nii, et see on ahvist arenenud või on mingi muu asi, millest keegi midagi ei tea. Ja see on nagu üks teema inimese saladuse juures, et me ei tea päris täpselt, kes me oleme. Kas kosmilised olendid või mullast pärit. Ja mullaks me saame ja me toitume ainult orgaanikas, selles mõttes me muidugi oleme loodus. Me sõltume ainult loodusest. Kui me ühe päeva ei saa kontakti loodusega, siis me sureme ära. Ja teine küsimus on see, mis on inimese saladus, miks ta on selline, et tema inimene teab vist peaaegu ainsa loomaliigina, et ta sureb ära. Teised sellest suurt ei tea, võib-olla tajuvad, aga kõikide inimeste peas istub aeg-ajalt see mõte, teadmine, et ükskord ma teen siin elus kõike viimast korda. Söön viimast korda, joon viimast korda, vaatan aknast välja viimast korda, panen silmad kinni viimast korda. Ja see teadmine võiks inimest natukene tiivustada oma elu paremini elama, õigemini elama, tegema toredamaid asju, tegelema vähem pisiasjadega, aga tihti see morjendab. Surm on muutunud ka selles tänapäeva surematus maailmas selliseks ebameeldivaks asjaks, millest keegi taha mõelda. Vanades kultuurides surm oli nagu sünd, suur asi. Inimene sureb, kogunetakse tema ümber, näidatakse, et me armastame sind, oleme armastanud terve elu ja nüüd me saadame su teele ja täname sind. See teadmine, et me sureme. Aga surm meile ei meeldi, me ei taha mõelda surmast, tema lähenemisest. Meile ei meeldi isegi haiged inimesed, taha neid vaatama minna, sest meil on tunne, et me teame, et nad surevad varsti ära, aga me ei tea, kuidas seal kõrval olla, me ei oska seal kuidagi seisukohta võtta, aga tegelikult kogu see saalitäis on ükskord surnud. Me ei jää siia mitte keegi. Ja kui on võimalus, siis see surm võiks olla natukene ilusam, kui ta tänapäeva kuskil haiglas on, kõik su lähedased on kuskil rabavad tööd teha, sa oled seal üksi selle medõega ja tegelikult sel hetkel on sul võib-olla rohkem tuge ja abi vaja, kui kunagi terve varasema elu jooksul kokku, aga kedagi ei ole, oledki seal üksi. Mis on sinu jaoks ilu? Mis teeb inimese ilusaks? Algab kõik silmadest. Ja ilu on, ma ei oska palju ilust rääkida, ma armastan väga ilu ja ma oskan seda naudelda. Ja ma saan aru, et aina ilusamaks läheb siis, kui nagu võtad ära midagi. Kui sa juurde paned, siis sellega ei tekita ilu. Jah, võtad ühe asja ära, vaatad ilus, võtad teise asja ära, veel ilusam. Ja aga muidu kuhjad ja paned 5. küünla siia juurde, see ei olegi enam nii ilus. Aga ilu on kindlasti vaimutoit. Me oskame seda hinnata, me kõigil enam-vähem on üks sama tunne, et mis on ilus, mis on kole, sellest me saame aru. Aga inimese teeb ilusaks ikkagi tema pilk. Kui ta on sinu inimene ja vaatad ja sealt kas leiad midagi või ei leia midagi. See muidugi ka muutub. See oli mul niimoodi alguses, kui ma olin noor, siis mind huvitasid ainult tüdrukute silmad. Ma ei teadnudki, mis neil seljas on või mis moodi nad, mis neil jalas on või tahtsin ainult nende silmi näha.
Aga oli aega siis, kui ma vahtisin tagumikkusid ka. Vaatasin, mida huvitanud, silma vaatasin niimoodi, selline. Siis oli aeg ennem seda veel, kui vaatasid jalgu ja nüüd ma vaatan jälle silmi. Ma ütlesin, et see spiraal on jõudnud nagu siia. Tagasi silma, jah. Et minu laulud on vahel, et nagu järgmine laul ja viimane laul. Ta tundub, et ta on masendav, aga tegelikult on väga rõõmus laul. Tule nüüd, ma ootan ammu, ma ei jaksa kanda. Kauem kaasas kõike, mida mul on sulle anda. Olen oma silmadega vaadanud, mis on ilus. Ise arvan midagi, on sellest nüüd ka minus. Mul on ukse kõrval pink, kust vaatan taevas pilvi. Vahel ma ei vaata miskit, istun kinni silmi. Nõnda kuulen paremini, mida naabrid teevad. Naabriteks on lehelinnud, kui on jälle kevad. Tahan sulle näidata üht puutumatut paika, kuhu ma ei oska minna, kui sa mind ei aita. Tahan sulle näidata üht väga valget tähte, kuhu koos me sinuga ühel öösel lähme. Sinult tahan saada vastu rohkem, kui sa arvad. Tahan, et mu põrandal kord vudiksid su varbad. Tahan, et sa usuksid mu vaikset udujuttu, enne kui me kevadõhtus kaisus jääme tuttu. Tahan, et su tikad ripsmed veaksid pikki vagusid. Minu näole kõdi on, kuid luban olla vagusi. Luban olla vagusi. Aitäh teile. Aitäh sulle. Ma väga tahtsin näha neid nägusid, kes siia kokku tulevad, kes sellise asja peale tulevad. Väga ilusad näod. Alati iga saate lõpus on ankeet, kus ma küsin kõikidelt saatekülalistelt need samad 5 küsimust ja samamoodi ka sinult. Esimene küsimus ongi, et mis on elu mõte? Elu mõte minu jaoks, ma ei ole ühtset mõtet. Minu jaoks elu mõte on hoida last enda sees, noorust, seda siirast, seda inimest, kes avastas seda planeeti, kes nägi kõiki asju esimest korda, et see ära ei kaoks. Ja siis jäädagi otsima nagu seda planeeti tundma õppima ja iniminge. Ja... Mida ootad homselt? Kuhu ja kuidas edasi? Ma ootan, et natuke tagasi, et inimesed näeksid ja kuulaksid üksteist paremini ja vanematel oleks aega oma laste jaoks. Muidu need elumõtted kaovad ära. Mida peaks inimene teadma või tegema, et olla õnnelik? Ikka sama, ei tohi ennast ära kaotada, peab ennast uskuma ja endast lugu pidama. Kui sulle antakse ülesanne tervitada inimkonna nimel tegelasi kosmosest, mida sa neile ütleksid? Ei, ma küsiksin nende käest, et kes me oleme. Oled sa mõelnud selle peale, kas eksisteerib maaväline mõistuslik elu?
kõik on mõelnud selle peale, aga ma ei tea. See oleks igavene äge, kui ei oleks rohkem peale meie mitte midagi. Mis on võimalik. Jaa, mis on täiesti võimalik, et ei ole rohkem midagi. Mida sa soovitad inimesel veel lisaks uurida? Uurida ikka neid tundmatuid paiku, mõelda, mis on merepõhjas ja mõelda, mis on taevas ja enda sees. Ei olegi jäänud muud kui lõpusõnad. Suur tänu teile, kallid Alkeemia Akadeemia külalised. Aitäh kõikidele raadiokuulajatele ja suur tänu sulle, Jaan Tätte. Aitäh! Aitäh teile kõigile! Aga kas äkki laulad lõpetuseks midagi hoopis? Ma kohe ei tea, mis veel laulda. Midagi ilusat. Midagi ilusat. Ma pean päris vaatama, ma autos kirjutasin, mis võiks olla. Silveri laul. Silver, kes see seda nüüd ütles? Seda ma ei laula siin põhimõtteliselt. Ma laulan just neid laule, mida mitte keegi ei oska küsida. Silveri laulu ma olen laulnud 30 aastat. Ma ei kujuta ette, mis Ivo Linna tunneb, kui talt nõutakse kikilipsu. Ei, Silver on tore laul, ma tean, aga mulle meeldiks, et kõik oleks hästi masendav. Ma nagu valisin välja täna sellised laulud, mis on natukene puudutavad ka kõige muu kõrval loodust. Mändidelt langevad okkad ja käbid, midagi algab ja miskit on läbi. Tuul tuleb metsast ja puudutab juukseid, tuules on tunda pehkinud kuuske. Taskus on kiri, kus sõnu on sadasid, mõte on üks, tule tagasi. Öökülma pole septembris veel käinud, miks kõik on külmunud, miks linnud on läinud. Saapas on kivi, mis rahu ei anna, kord torgib südant, kord torgib kanda. Küll oli külm, kui üksinda magasin, tule tagasi. Miks päike ei paista, miks päike jäi looja, miks jõgi on paigal, miks jõgi ei voola. Kui oleks vähem, kui poleks neid agasid, tule tagasi. Saatmata kiri on kulunud näruks, võtan ja keeran ta kibedaks pläruks. Kes ma siin olen ja kuhu ma astun, naljakas on, aga mul pole vastust. Jah, nüüd olen jõudnud, jah, nüüd olen päral, tuul tuleb metsast ja puhub mu ära. Tuul tuleb metsast ja puhub mu ära. Tuul tuleb metsast ja puhub mu ära. Radio 2.